ma näiteks meie läänes leidnud pole rohkem selliseid vaimse teemaga tegelejaid, kes justkui tahaks nagu ära varem lennata, et siin nagu inimeseks olema kuidagi vale või mingi paha või ma ei tea, mingi vangla, aga need on seal jumala, nüüd täidame inimülesannet, sest praegu on see, sa ei saa midagi muud teha kui seda, mis sa praegu pead tegema. Ütleme, kõigi hirmude ema on see surmajärm seal taga peidus ja siis on jumala tore vaadata hiljem jälle naeres, vaata, et kõik need halvad asjad on, tähendab, halb asi on ka hea ja ongi. Aga sellel ajal, kui on halb, see on päriselt nii halb, siis seda ei ole seda lihtne öelda eriti teisele. Ära muretse, praegu on jumala sitt, et tegelikult seda te tead. Isegi endal, ja ma ütlen seda endal, aga isegi see siis ei aita. Ikkagi on nii halb. Uut sorti endana sünnida. Vaat seda ikka leidub. Täna olen kutsunud vestlema Karl Käsnapuu ja teemaks surm, nagu Karli puhul ikka. Surmauurija on Karl ja üks minu lemmikküsimusi on, mis alati tuleb hästi ootamatult. Viimati ma kuulsin seda eelmise aasta alguses, olin New Yorgis sõpradel külas ja seal üks armsaks saanud perekond ja pühapäeviti alatihti oli selline perekonna sööming. Ja istusime seal ja siis mul see sõbra isa, kes 70 lõpus mees ja üks kõrgelt haritud vahvad, toredad inimesed ja sööme seal, räägime juttu ja siis üks pöörab minu poole ja küsib, Riko, et mis sina arvad, mis saab peale surma? Ja ma küsin, Karl, sinu käest, et mis sina arvad? Tahaks alati sellele vastuse lihtsalt tuleb tõmmata laiemaks. Ma arvan, sinuga võib ka erinevad inimesed küsivad erinevat moodi võib vastama. Läheb sinna, et ühest kohast, kus seda arutama saab hakata, on see küsimus teadvusest. Ja võib-olla algul ühe nagu maalinguna võiks selle ette panna, kust minu arust võib midagi lühidalt öelda, et kui näiteks arvestada nii, et on kõik üks suur, vähemalt nii-öelda teadvusväli, nagu nii me ei saa väga hästi äragi defineerida, mis teadvus on. Kõik on üks suur teadvusväli, kogu nagu universum olemasolu. Ja siis meie eraldi oleme nagu välja lõigatud tükid või mingi mullikile ümber pandud, et me tunneme eraldatust. Tegelikult see kõik on see üks teadvus, et siis selles mõttes kogu selles suures mõttes ei juhtu midagi, aga see sinu eraldi olemine lõpeb sellisel kujul. Ja võib-olla isegi siis nagu paljudest kohtadest ja vanadest traditsioonidest räägitakse, kuidas ta võib jätkata mingi teatud hulk sinu neid, mis sinu kogumis olid, mis iganes asi see on. Aga siis ja teine koht, kust proovitakse alati vastuseid teada saada, on see subjektiivne kogemus, et kui ma nüüd lähen, mis minuga saab ja minu need surmalähedaste kogemuste uuringud ja eks ma otsin sealt muudest pärimuskultuurid, religioonid ja samu paralleele, siis ikkagi see sama teadvuse mull, kes siin eraldi on, natuke aega kuhugi maani samamoodi kogeb seda eraldi olekut, aga veidi teises olekus edasi. Vaata. Ja siis need isiklikud subjektiivsed kogemused ikka nii suures hulgas täiega kinnitavad justkui seda meie tänapäevase teadus põhimõtete järgi ei ole võimalik seda kinnitatuks lugeda. Ja mulle meeldib see seisukoht kõige rohkem, et ei peagi seda vastust täpselt teadma. Ja see on nagu see, isegi see kõige kihvtim ja pärisem ja meie praegu olemise omaduste ülioluline osa. Seda nagu ei peakski ära vastama lõpuni. Ise ajan selle ümber ikka taga huvitavaid teadmisi, aga ma päriselt selle poolt ja ma lausa nagu armastan seda, et see on niisugune, et see teadmatus peab seal olema. Jaa, see on, ma tunnen samamoodi, et kui ma ise selle peale mõtlen, siis ma mõtlengi, et ma ei oska sellele vastata. Aga siis, kui too mees mu käest selle küsimuse küsis, siis ma andsin talle ühe vastuse, mida ma olin kuulnud ja mis mulle väga meeldis ja too on Hardo, meie tuttav, on ka sellest klipi pannud oma seltsi kanalile ja Rupert Sheldrake'i käest kuskil loengu lõpus üks naine küsib, et Rupert Sheldrake, mis te arvate, mis juhtub, kui me sureme?
ja seal inimesed siis hakkavad sihuke naerma heas mõttes ja selline raske küsimus ja siis Rupert ütleb, et ma arvan, et me näeme unenägusid edasi. Jah, sobib, eks ju. Jälle see ei kirjelda kõik ära, aga annab võimaluse midagi sõnades öelda. Lisaks mulle meeldib sellest surmalähedaste kogemuste uurimisest see sõnul seletamatuse omadus, et ega siin sõnadega selles olekus ka ei saa lihtsalt jälile midagi paneme sõnadesse, siis ütleme, sinna pole viidata midagi. Päris täpselt öelda ei saa, kõik mis päris täpselt ütled kindlasti varasti, seda saab läbi lasta. Ja nüüd ja siis kuidas lähevad need erinevad lood kokku, mulle ikka meeldib, kui kuskilt mujalt vaatevinklist tuleb uusi huvitavaid sõnastusi. Praegu selles Põhja-Tai budistliku kiriku religiooni sees, et kuidas sealne õpetaja, need isegi sama koolkonna budistlikud õpetused võivad paiguti olla natukene erinevad, eks ju, et seal Põhja-Tai, nende nagu budistlikust koolkonnast juba kihvtilt rääkis selle ka ükskord, et kui inimene sureb, siis ta läheb, et kogu see energia, mis jällegi, kasutame sõna energia, see ei pea olema mingisuguse vaimse raamatu järgi mingi täpne kirjeldusega, mida ma siin ütlen, nagu omadused, mis siis võiksid veel olla ka pärast kehast eraldi, mis jäävad alles. Need on sinu kogemuste pagas, mis sa oled siin kokku elu jooksul pannud ja varemgi. Need lahustavad osadeks, tükkideks, aga mitte päris ei lahustu nagu igal laial ära, ja iga see tükikene omab seda energiat, milliseks sa oled ta loonud. Ja siis seal peale seda, selles, kus nagu inimolekus on koondunud nagu üheks kompoundumiks läheb laiali, siis kogu su nagu sarnane tõmbab sarnast ja kõik need tükikesed hakkavad selles suures nii-öelda kosmoses enda poole tõmbama sarnast energiat. Ja siis sünnivad uuesti. Ühesõnaga, et kui sa oled nagu seda ehitanud üles nagu ägedate tükikestega, siis sealt kogu sellest suurest avarusest saad juurde neid sarnaseid tükke ja sa uuesti sünd tuleb siis sinna poole, eks ju. Ja siis need annab nagu sellise täpsema seletuse, mis see üldine budismi kohta me teame, uuesti sünd, eks ju, kui sa oled paha teinud, äkki karma sünnitab mind mingi putukana, see ei pea kohe putukas olema, kui sa oled halbu tükikesi loonud, ei tea, paha teinud, siis sealt need samad tükikesed tõmbavad jälle sarnast juurde, siis tuleb nagu pahemasse olukorda sündimine. Et nagu energiatükkideks ja siis koguvad samasugused juurde, aga üldiselt päris palju nagu jääb sinu neid omadusi ja see sünnib mingi uue kujuna. Ei pea midagi sellest mäletama, see on tähendab eesmärksüsteem toimiks nii, et sa ei mäleta midagi, vahel kogemata, nad seal ka räägivad, et mõni laps mäletab, et oli eelmises elus midagi. See on põhimõtteliselt kogemata, aga üldiselt, et see vahepeal on sinu isiksus selline, see pole see kõige tähtsam asi on see, et see üks energia ehitab kogu aeg edasi ennast läbi erinevat elud. See oli kihvt seletus. Jah, see uuesti sünd jäi siin meelde, et meil siin maailmapoolses otsas on, kui räägid uuesti sünnist, siis on natuke võõras teema, mida siis ida poole lähed Indias budistlikud maad, et uuesti sünd on iseenesest mõistetav. Räägi natuke sellest, võib-olla selline nagu lihtne uuesti sünni mis tuu on, et see on päris hea, seda ei saa, et ise seal kunagi teoloogiat õppinud, mitte et oleks kõva teoloog, aga nii palju õppinud, et näed, kuidas üks küsimus ühe asja seletamine viib, et kui palju eri sajandites võib isegi ühte vaadet omada ja siis tulevad teised kohad, meil on nüüd kirikulõhed toimunud, et kuidas mingid asju vaadates budistlikuks, üheks suurimaks nii-öelda budistliku kirikulõheks oli seal minust esimestel budismi sajanditel. Niimoodi, et see üks koolkond, kuidas ta seal täpselt lõhenes, aga ühed ütlesid, et siis, kui me saame surma, siis on see vahepardo, ka Tiibeti budismis, et seal toimub igasugu asju, see on tükk aega, sealsed sinu tegevused ka loevad, kuhu sa tagasi sünnid. Ja siis teistel oli tulnud nagu tarkus, et
et ei ole niisugust pikka vaheaega, on niisugune, et siin sured ära ja siis mingid teatud kindlad üritused ja siis sünnid uuesti. Ja selle erineva mõtte, erineva vaate pealt tulid ju suured tülid ja tekkisid mingid täiesti erikoolkonnad. Kumb see siis tõsi on? See on ka nii hullumeelt, kui neid religioonide kohta peab õppima, siis tekib nii järgmise leveli küsimus, et juba raske on midagi öelda, et kuidas siis asjad täpselt on. Aga üldiselt jah, et inimene sünnib uuesti, need peenemad seletused võivad olla küllaltki erinevad, eks ju. Ja see sama, mis ma siin ütlesin, näiteks, et see oleks põhja täis, inimene laguneb osakesteks, need tõmbavad samasugust energiat juurde ja see sünnib siis uuesti mingi uue inimesena. Seda on proovitud nii ida kui lääne filosoofias millalgi ka huvitavate küsimustega niimoodi filosofeerida, et aga mis vahet seal on, et kui näiteks sünnib Aafrikas tulegi ükski Aafrika nimi meelde, Babum, eks ju, ma suren ära ja seal sünnib tema, et kas siis mis vahet sellel on, et see enne oli mina ja siis on see, ja selle üle on päris palju isegi niimoodi kirjutatud loogikat, et mis siis on, eks mis siis, et mina siin surin ära, sünnib sinna see. Ja küll, ta on küll see sama inimene uuesti sündinud, aga mis vahet seal on? Ja siis see ongi nagu, et inimese vaate vinklist, kui me sellisest materialistlikust teadusest vaatame, tõesti ei pruugigi vahet olla. Ikka huvitav või saaks maailma arhitektuurile järgi. Aga jälle jah, kes siis nagu sügavamalt vaatab, kus siis näiteks mõned religioonid tahes-tahtmata on juba nii pikka aega vaadanud, siis seal on mingi olulisus, vaata, et kogu aeg ehitame seda maailma energiat üles ja kõik see kuidagi on, tegelikult see ongi see kõige olulisem. Et siis kust lähtekohast seda küsimust küsida ja kõik sellised asjad loevad nii palju. Nii kihvtilt ambivalentne maailm, et püüa seda kinni püüda üldse, millest me räägime. Et siis juba sellest hakkab pihta, et kust suunast me räägime. Ma ise proovin oma sõnu alati valida, et kus on mingi publikum, vahel mõned mööda, mõnikord tublile mõistlikkusele apelleerivad inimesed, teadusinimesed, neil mitte lihtsalt, et neile ei meeldi see jutt, aga sul tekib sisemine vastuolu, kui läheb liiga üle piiri vaimsuse poole jutt, eks ju. Ja teinekord, kui keegi on nagu vaimselt ise palju kogenud ja kuhugi ennast harjutanud, tal tekib sisemine vastuolu, ta põhimõtteliselt lähevad kõrvad kinni, kui ta kuuleb nagu liiga materiaalset teaduslikku juttu. Selline kihvt maailm, et selle piiri peal ongi minu arust üldse nagu huvitavad asjad toimuvad ja samal ajal väga raske ja ohtlik ka. Jah, uuesti sünni näited, mis mul meeles on, hästi on meeles on, kui ida poole vaatad ja mõnda siis selliseid meistreid, näiteks et kui uus Dalai Lama tuleb või kui kellelgi on, mõnel guurul on olnud tugev õpilane, siis seal kahe siis inimese hinge, kuidas me ta nimetame, vahel on nii tugev side, et kui õpetaja sureb, siis ja kui ta sünnib siia ellu, siis juba väga hästi teatakse, kus ta juba parasjagu elab ja mis aeg siis temaga uuesti kontakt luuakse või seal, kui nüüd tulevad need kogi indiaanlased Eestisse, et seal, kui näiteks valitakse see kogi tark või ravitseja, siis seal, kui see kogi see tark või see šamaan sünnib, siis juba seal valitakse kõigepealt need vanemad välja. Nemad on siis need nagu pühad ja siis nendele sünnib see tark. Juba teatakse, et sellele sünnib ja siis hakatakse teda kasvatama. Sageli paljudel on jah see selline, ütleme, et läbi selliste kihtidega käivad mingid traditsiooni jõud, eks ju. Ja jube huvitav ja jällegi me ei saagi teada, võib-olla see on nagu see lihtsalt loodetud siuke mõtlemine, aga võib-olla päris ja tegelikult seal tundub jällegi päris nende animistlike rahvaste juures praegu olin samamoodi, ma mõtlen, et mul on seal hästi palju oleks edasi küsida, et neid järgmisi astmeid ei jõudnud, aga igatahes, kui nemad oma surnud matavad või põletavad, siis nad ilma mureta võtavad, see tegelane on alles, ütleme nii kõige lihtsamini, tegelane jääb igal juhul alles. See mainekeha, seal oli surnukeha ümber valves ja varsti läheb põletamisele ja siis seal kõrval ka keegi räägib, et ta on nagu, täiesti nagu on päriselt siin. Ta küll ei hinga, aga ta on päriselt siin, varsti põletatakse ära, selles ei ole mingit, mul meeldis veel, et nad seal keha põletasid leekide sees, sa näed seda pealt, inimese rasv kõik põleb, ei ole mingi trauma, kõik on ümberringi rahulikult. Pluss ei käi mingit ahastamist. Tegelikult Lesk, pisar tuleb silma, oli hea inimene, eks ju, see ei ole see ahastamine, aga see, et see surm oleks
midagi paha või hirmsat seda ei ole, aga noh, nad teevad oma protseduurid, need, mis aitaksid, et teispoolsus on ja ühe rahva, selle lisurahva juures siis nende folk lugusid, laululugusid natuke, ka salvestasin siis üks lugu, nad just mulle siis surma käsitlevat lugu rääkisid, et nad ikka surnule siis matuse päeval, aga nii kaua, kui veel selle matuse protsessiga tegeletakse, seal laulavad ka, et kuidagi seal vahepeal läks, et no nii, nüüd kui sa oled siit üle piiri läinud, et mine igale poole, mine sinna, mine oma vanavanemate poole, et nad aitavad selle suunaga, mis siis Tiibeti budismis on vaata mingi ülitäpseks arenenud, see Tiibet surnutraamat, see on ju ka otsene õpetus, kuhu seal pärast minna, et see on nii-öelda koht, ei ole koht, aga et seal on otsused võimalikud asjad. Ja nendel siis oli selles mõttes küllaltki sarnane põhimõte, omad õpetused, aga et seal peab ka kuhugi hoidma minema vanemate juurde, aga järelikult need vanemad on ka veel seal, et kas nad siis ei ole veel uuesti sündinud, kas see tuleb kunagi hiljem, vaata, et kui tahta niimoodi loogikaga neid küsimusi küsida, siis sealt oleks nii palju edasi küsida. Aga ega neil tegelikult neid vastuseid ka pole, ilma kirjakeeleta rahvast niimoodi ei ole anda, nad ei mõtle nagu meie niisuguse loogika kombelt, vaata, ja see on mingi omaette väärtus, sest iga kord, kui sa ruudulisse liikusse proovid need ära vastata, siis on juba raske nagu päris õigesti pihta panna. Uuesti tuleb see teema meelde sellele. Aga ikkagi arvestatakse, et igal juhul tegelane jääb alles, seal ta läheb, seal on tal omad ülesanded, mingid asjad on nagu paremad võimalused, selleks valmistutakse, eks ju. Teised ei valmistu, üle jälle ei mõelda, niikaua kui sa oled siin, on seda set-upi tähtis elada. Sa oled siin inimesena, sa saad haiget, sa saad mingi asi on valus, mingi asi teeb head meelt, siin saab õppida juhtima ennast, see on see kõige kõvem asi, eks, mida me saame siin juhtida, ükskõik mis, ma ei tea, Ferrari või kosmoselaev ei anna isegi liigi lähedale seda asja. Et sellega on nagu oluline tegeleda. Tehku see kõige lihtsamalt teada mitte, mul tundub seal kõik, kes nägin kaasartud need kloostris elavad mungad, nende töö on see mediteerimine. Praegu oleme siin, täida praegu siit ülesannet, ära proovi ära minna. Ja nüüd jälle et see, mis sa küsid, tegelikult on jumala õigustatud küsimused, sest tegelikult neil on oma lugu olemas, eks ju, et mis seal teispool on, ja sellest reflektsioonist paistab see, mis siin on oluline teha või kuidas käituda. Et kõik on ühtne süsteem, aga kui tuli juba jutt, eks ju, sinna läks, siis mulle meeldib see, kuidas ollakse, kuigi neil on see teispoolsus kindlasti olemas ja uuesti sind, et kuivõrd nagu maa lähedalt siin ollakse. Et ma näiteks meie läänes läinud pole rohkem selliseid vaimse teemaga tegelejaid, kes justkui tahaks nagu ära varem lennata, et siin nagu inimeseks olema kuidagi vale või mingi paha või ma ei tea, mingi vangla, aga need on seal jumala, nüüd täidame inimülesannet, sest praegu on see, sa ei saa midagi muud teha kui seda, mis sa praegu pead tegema. See kohalolu tundus nagu kuldaväärt. Jääb endale ka külge või nagu meeldib, mingisugune sisemine rahu sellega. Ei pea olema mujal kui see, kus sa oled. Jaa, head seda viimast, kaks suurt asja tuli siit nüüd, mis mul väga kõlas tuttavalt. Esimene siis selles, et üks on see, et surmast rääkimine ja mõtleme, mis too on. Teine siis, mul endal on see vahetu kogemus siis inimestega, kellel on võib-olla selline surmarituaal. Ja seal viimased 2 aastat olin pikalt Arizonas, seal Tohono Ootami inimeste juures ja seal kõrvalt siis, seal enne seda ma olin ühte surmaelus kogenud vana tädi ja seal 2 kuud elasin siis seal pea iga nädal suri keegi ära. Ja ka need, kellega ma seal koos elasin, lähedasi inimesi. Ja siis üks, mis ma nägingi, esimene asi seal, kui seal keegi rääkis kelleski oma lähedasest, seal üks mees rääkis oma pojast minuga, kes oli ära surnud. Ja siis ta ütles, et ta läks koju. Tegi selle rännaku tagasi koju. Siis teine, mis nad teevad, on see, et kui samamoodi, kui inimene ära sureb, et siis see surmarituaal, see ära saatmine, väga suur tseremoonia, kõik need laulud, see surnu on seal. Ja siis, mis tihti tehakse siis selleks 1 aastaks, et seal nad siis tähistavad ka siis neid surma aastapäevasi. Ja näiteks, kui keegi lähedane suri ära, näiteks vend, siis võetakse terveks aastaks mingi tugev vanne või mingi tugev selline, võib-olla siis loobutakse mingiteks asjadeks selleks 9 aastaks, et olla selles protsessis. Aga siis aasta pärast tuleks selle kokku, siis nendele
vaimudele või siis sellele tehakse suur laud, süüakse ja siis jäetakse veel terveks ööks see laud sinna, see toidulaud, et siis saavad tulla need esivanemad ka sinna sööma. Vaat kus, eks ju, see suhestatus jääb alles, on oluline. Praegusel Aasias ka, need vaatan just, kes on oma hea kontakte sealt rahva hulgast pärit, aga ka Valgest akadeemias käinud, aga ta ikka postitab ja mulle ka need just olid, eelmine nädal käisid hauapuhastus tegemas. Midagi nagu võiks olla nagu meil, aga tegelikult aga hoopis teistsugune. Pluss on neil on oma farm, natuke midagi muud moodi, kui me siin oleme harjunud arvama, aga mägedes mingid alad, kus nad siis vahepeal kasvatavad seal midagi, kohvi, kihvtid, siuke metsik ja vahepeal midagi muud. Ja siis maetakse omaks, et siin oma maa peale kuhugi. Siin oma majast, tavaliselt elumajast, seal oli ikkagi mitu kilti mägedes, päris pikk rännak, et saada seal järsult mäed ka. Ja kõik seal, kuidas nad siis matavad kividest ikkagi laotakse mingi kuhi ja siis ette jääb väike auk, mis vaatab mäest allapoole, et see surnu, mõtlen, nüüd on nagu seal füüsilisega päris lähedane side, et ta ikkagi näeks, et oleks hea vaade, kuidas pidi ta seal hauas on ja kõik need on tähtsad. Ja siis nad käivad seda puhastamas. Jah, seal ka nagu mingit muret seda ei tohi. Kusjuures kihvt oli sellel rahval veel, et nad on niimoodi, et kui inimene läheb selle ilusa või rahuliku lõpuni, siis maetakse ja on seal. Aga kui juhtub midagi muud varem, õnnetus, mõrv või ma ei tea, igast ei pea nii halb olema. Sureb inimene varem ära, mitte nagu nii-öelda loomuliku lõpuni, et siis need põletatakse, et neil on isegi nende traditsioonis need mõlemad variandid, et süsteem dikteerib, kuidas seda teha. Aga käib see suhestumine see laudade juures, ta on nüüd seal, eks ju, kõik see aken või nii-öelda uks, kus ta võiks näha kaugele, et ta on kuidagi ka siin maiselt olemas, kuigi on ka see teispoolsuskoht, eks ju. Ja siis on nagu, eks ju, et mitu narratiiv jälle, kui tahad nagu nüüd ruudus viikad, mis see, kus ta siis on, kas ta nüüd on seal lauas kuidagi, vaatab välja või on ta siis seal kuskil teispoolsus, et nagu ei peagi ära vastama seda küsimust nagu mõlemad, et ei ole lineaarne see süsteem, et see on, eks ju, põnev. Aga suhestatus, jah, mis sa räägid ka, vaata üle maailma igal pool, et mingisugune kadunud hingedega suhestumine, me ei saa sellest lahti, sellest on ka palju räägitud, on vahepealne aeg, kus niisuguse tehnoloogiline areng teaduses ka oli, et eks ta nagu inimene ikka unistab, et läksid ära, et me lihtsalt nagu unistame millestki, et tahame sellest rääkida. Ja siis tegelikult väga äge see filosoof, kes ülihästi kirjutas ja Ernst Becker, 73, see Denial of Death raamat, millest me juhuslikult Ardo esimeses saates veidi rääkisime. Ja Becker kuskil kirjutab jumala hea lõigu, et vaata, kus budistid olid kavalad, et kirjutasid loo, et ära nagu lõplik ärasuremine on tegelikult nagu võit, mida me kõik tahame. Et võtavad surmahirmu ära. Ta kirjutas hästi palju surmahirmu ümber, et religioonid on üldse tekkinud, see ei ole tema ainuke mõte, kelle najale, tal olid muud tarkused ka väga head, et siin ei taha millelegi niimoodi alla kirjutada, aga kihvt vaata loogiline mõtlemine, mis võib tulla valgest maailmast, et budistid olid nii kavalad, et kirjutasid hoopis surma heaks, et me ei saa kuidagi ära surdud, vaata lõplikult, kogu aeg sünnime uuesti, et see on see inimene on väeti, tegemist on kannatusega, mida sa püüad vähendada, kui sa oled eriti kõva, eriti tubli oled, siis saad selline lõpliku paradiisi, et psühholoogiliselt kaval trikk, ütles ta. Ja jälle, ma ei tea, kas saab, eks ju, nii, et see oleks justkui välja mõeldud, et anda mingi psühholoogiline abi surma hirmu ees. Ma ei tea, jälle saab nagu uskuda, saab mitu uskuda, aga ikkagi ma näen seda nagu, mis meil nagu peale teadusrevolutsiooni niisuguses materialistlikus teadusteoorias saab nagu loogiline vaade olla, aga kuskil, kus asjad on, ma ei tea, aspektiivsed, mitte lineaarsed ja saab eri kohtadest vaadata, nagu ka näiteks piiblitekst, eks püha tekst on niisugune imelik, seal ei saa lineaarselt kõike paika panna, ta on mitu lugu korraga kuidagi, et siis need päris asjad ei olegi lineaarselt nüüd paika pandavad. Ja sellepärast ei tähenda, ei pea nagu seda lineaarsust ja seda teadust kuidagi pahaks pidama, et aitab siin mingeid asju ümber ülihästi, eks ju, arvutada. Aga et sellest on rohkem ja jälle kihvt, et ei saa nagu maailma arhitektuurile nagu näppu peale panna, et nüüd on seletatud, et selles mõttes ju
hakkan seda nii nautima. Aga ikka püüdes rohkem teada saada, eks. Jah, see mulle jääb kõlama kõrvu see sinu see näide seal, kuidas see põhimõtteliselt surma või see suhte jätkamine või nendega siin lähedaste inimestega, kes on lahkunud. Et see mul tuleb üks lugu meile, jälle üks indiaanlane rääkis seda, et tal oli väike poiss, elas vanemaga hästi koos palju, õpetasid teda palju, hästi oluliselt talle. Ja ütles, et kui vanem ära surid, siis see on üks laul, mis ta laulab, näiteks kui ta seal igitelgi tseremoonias on, et see siis on, laul on siis vanaisast vanaisale vanemale, et kui palju ta siis, et mul on kõik meeles, mida te mulle õpetasite. Ja ta ütles, et ta kunagi, isegi kui vana surid, siis ta kordagi ei tundnud, et nad tegelikult läksid ära. Et kui ta on seal tseremoonial ja ta laulab, siis ta ütles, et kogu aeg on nad temaga koos. Yeah. Et see on kuidagi see suhte hoidmine. Jah. Sama see põletusmatus pühas metsas, kus ma just sain minna, ma ikkagi väga täis ulme, et sinna mind vastu võeti täitsa. Ja sa ei saa kõigiga rääkida, isegi mu see oma kontaktisik selle küla keelt ei tea, et kõigest ei saa aru, aga mul meeldis, et kogu see asi, kuidas võib-olla see inimene, siis ta oli surnud, siis viiakse põletud, kõik tema asjad, isiklikud asjad põletatakse ka ära. Neil isegi mingid tööriistad võiks olla tähtsad, isegi ma ei tea, jalutuskepp, mingi köögitööristad, et kõik visatakse ka sinna, aga samal ajal ta on nagu kogu aeg olemas. Aga need asjad peavad kaasa minema, see on põletamine, aga sama põhimõttega nagu hauapanus vanasti paneme kaasa need eluasjad. Et ta on täiega veel olemas. Isegi ühe asjana kõrvalt, mida sealt palju tegelikult natuke neid intervjuusid sai läbi tõlgi kuskil metsas, et need lõke näiteks, et see põletamine on nii tähtis, et see on üks oluline asi on, et ta näitab valgust, nüüd seal lõkkes toimubki ühest maailmast teise minek, et siis nii kihvtilt nagu mõnusalt seal kuidagi öelda, et vaata, et meil võib siin olla küll päev, seal hakkas hommikul kell 6 nagu päiksetõusust matmine võib-olla ette. Et meil siin võib olla küll valge ja päev, aga vaata võib-olla teispool ja niimoodi kihvtilt, aga võib-olla teispool, sest samal ajal on öö, aga me ei tea, et siis tuli siin näitab valgust ka, et see ongi nagu see auk või kanal teispoolses, siis kui ta on seal, see tuli näitab sinna ka valgust, teab kuhu minna. Keegi selle ümber, siis nad pidid seda lõket kogu aeg sudima toigastega, see on nii tavaline, nagu meil väike poiss käib mingit lõket sudima, ei olnud kellelgi dramaatilisi nägusi või midagi, see algas täiesti nagu, oli nagu kindlalt on kõigil teada, et see asi on nii, et ta on ikka veel olemas, vaata, et mingit draamat ei, tegelikult seal osadel on ka nagu nii-öelda õpetusreeglid, et ei tohigi mõnedel, ütleme, et seal on see budism ja need animism, on ju tegelikult seal Aasias niimoodi, et animistlikel rahvastel on päris palju sarnaseid kombeid, ütleme omadusi, tarkusi, et üks asi on see, et tõesti on üksteist mõjutatud aegade jooksul, aga tegelikult see on veel see kogu selle Aasia vaata juurikas, et ega see budism tuli mingil ajal mängu, enne seda olid samad õpetused pikalt kogu, mis seal hinduism oli üks religioon, aga mis seal olid aastatuhandeid varem, eks ju. Samamoodi mingid animistlikud asjad, niisugune teatav karma arvutamine kõigil kukla tundes, eks ju, oled see animism või mitte, see ei ole tulnud hiljem, et see budism peale surus seda. See lihtsalt ongi sealne see juurasi ja siis vahepeal nad on, kuskil on need suured õpetusreligioonid või ütleme õpetuskoolkonnad, aga põhimõtteliselt religioonid tekkinud samamoodi. Ja neil ka, ja samamoodi siis allesjäämine seal neil ka, see lihtne suhtumine, et endal ka nüüd on juba nagu nii tavalisemaks muutunud, aga võrreldes meie natusel tavalisel on muidugi igast tugevad inimesega, et ei oska käituda, siis võib-olla lähedastes, kes olla kurb, äkki ma kogemata olin liiga tavalise näoga, äkki peaks näitama kurvem või kuidas olla või meil lihtsalt see pagana naturaalsus, tavaline värk ja siis need toigastega, see hästi kuumaks seal sudivad seda põlevat laipa, see vahepeal tõuseb niimoodi lihased mingi, mis nüüd lähevad seal mingi lihas mingi kramp, mingi jalg üles, käsi üles, keha üles, kaugelt koljust paistavad silma, valged haavad kõik, no draama, sest jõudis ka vahepeal kohale, ma pole elus üldse oma silmaga põlevat inimest näinud ja nii lähedalt, nii vabalt, absoluutselt no draama ja kõik askeldavad rahus seal ümber. Ja isegi et nendel oli ka, et see mees oli ka enne äraminekut ütelnud, et kõik ennast kindlasti hästi tunneks, ta oli vanem, ta oli ka šamaan seal olnud lõpus.
et kõik ennast hästi tunneks ja muretseda ei tohi ja noh, et aga pidage palun siis hästi mu lese abikaasast lugu või noh, aidake teda nagu siuke. Ja siis sama mägede aladel Myanmari poole, noh, seal on ka budism ka, et ühed siis, kes olid selle budismi vastu võtnud sealt, üks naine ja tütar, rääkisid, et nende siis isa ja mees oli hiljuti ära surnud, et ta nüüd mediteerides läks, ta oli eluaeg siukene kogu budistlik õpetus juba kihvt, et ta noh, teadis, et ta minekul 3 päeva tegi ka seda istumismeditatsiooni, et mingi hetk nagu kukkus sealt välja, aga ta enne nagu viimased suhtlused olid siis ka nagu ütlema oma abiga, et kindlasti muretseda ei tohi, et seal pidi lausa olema ta tegelikult nagu reegliks läinud seal Põhja-Myanmari budistide hulgas, et kui sa nüüd oma aksia üle hakkad kuidagi muretsema, et siis see on nii ohtlik, et ta võib seal teispoolses nagu põrgu poole minna või halba kohta, et ei tohigi muretseda, et siis siuke nagu käsu korrast peab õnnelik olema. aga noh, üldiselt ei pea seda käskima, tundub, et seal, kus on noh, see sisse nagu elatud rahvale on iseenesest, nad ei oskagi seda dramaatiliselt võtta, välja arvatud siis see, et tõesti, et kui sa oled nagu kihvt isik olnud, siis on ikka aus, et noh, kahju, et kihvt isikut enam, aga mitte, et seal midagi surmas mingit mure oleks. Jah, niimoodi pikalt, eks ju. Ja teine see suur teema, mis siin natuke aega tagasi, mis sa välja tõid, on, mida ma ise täpselt tajunud, et meil on hästi palju ongi inimesed, kes liiguvad sellisest vaimsemat rada, et on sellest kannatusest pääsemine, siis võib-olla ka sellest taassünni protsessist pääsemine ja siis kõigil on kuidagi suund on nagu siit maa pealt välja. Ja mul endal nagu kuulan nagu vaatad seda kõike, see tundub kuidagi nagu hästi võõras, et see on nagu, et mulle just tundub, ma tunnen, et elu siin maa peal on kuidagi nii head, ma ei jõua ära oodata, et siia tagasi tulla, kui ma ära suren. Et nagu vastupidi selles mõttes, et mingid, noh, et meile ju on antud, noh, elu tegelikult on väga ilus, meil on siin paradiis, et miks siit tahta kuhugi ära minna? Ja, selle mul selles olin üks budistlikus kloostris 10 päeva, seal oli õpetajal, kuna olin varem käinud, aga selle filmiga intervjuud tegemist oli meeles, et seal ei tohi üldse rääkida, niisama jutte pole, aga teatud hommikutel oli niisugune, kus siis munk-õpetaja annab õpetusi ja me siis seal kambas istume ja kuulame, eks ju. Aga ma ei tea, kas ta peab kogu aeg, aga seekord vähemalt, et kui nad teadis, et ma selle surmaga tegelen, siis ta pani sinna ikka neid lugusid juurde. Aga ta ütles, et tema näeb, et miks üldse keegi kardab ära surra, on need, kes on ühed, et kes võib-olla on teinud nagu midagi nii halba, et nad kardavad, et noh, äkki see tulebki vastutada. Mis jah, nende arvates iga kell sa võid hakata sellest üle saama, et ei ole, noh, kunagi võib-olla, ma ei tea, tapsid kellegi kogemata autoga, aga et seda muret tegelikult ei ole, sa võid sellele otsa vaadata juba siin elus, eks ju. Aga noh, ja siis teine, ta ütles ka, et kui keegi on liiga või noh, nii edukalt ahne olnud, et nii palju ägedaid asju hankinud, et ta ei taha siit maailmast välja minna. Ja ma ütlen, vaata sellega ma ka, see Hiina esimene keiser Qin, eks ju, kes lõpus lõpetas elavõbeda joomisega, ta lasi kogu riigis kõik nõiad, arstid kõik käima panna, et otsida seda surematust. No tegelikult Gilgamesh, kogu rännak on ju surematuse otsimine, mis tal tuleb. Gilgameshi puhul on veel kihvt see, et meil on hästi palju neid tahvleid veel tõlkimata, mis seal lood kõik sees on, võib veel olla, aga ta läheb, eks ju, sealt kuskilt maailma otsast leiab selle surematuse, siis ta kuskil kova peal jääb magama ja keegi varastab talt selle surematuse ära põhimõtteliselt, et jääb jälle ilma. Aga siis ta jõuab tagasi oma rahva juurde ja otsustab hakata heaks kuningaks, ta on nii palju ära, seesama asi, et ma võtan selle inimese elu siis nüüd vastu, ma ei pea olema mitte surematu, aga nii palju, kui mul aega on, kasutan seda hästi ja saab nagu heaks juhiks, et tegelikult ülihea, noh, vanim eepos, vanim kangelaslugu, kuidas me pöördume ta juurde, aga minu arust, et kui need asjad välja võtta, siis on nagu ülitark sellega, sest seda surematust, see on kõik huvitav asi, eks aetakse väga taga. See budism ja
ja need on nagu lahendanud selle, et ongi need taassünnid, nagu sa ka ütlesid, et me kuidagi nagunii mängime, ütleme seda inimmängu siin edasi nagunii. aga et kust tuleb iha täiesti praegu jääda surematuks ja siis ma mäletan Volkega seda arutanud tema seal oma nurga alt, aga et kui sul on enamus tavalised inimesed, ma olen ka vahel küsinud neid küsimusi ja kuskil esinedes, et tegelikult elus on ikkagi palju piinasid ka, elad kauemaks, vanemaks, natuke kõik asjad jäävad nõrgemaks ka. Ei taha igavesti siin olla ja peale selle, kui sa hakkad vaatama, issand jumal, keegi teeb maailmas seda valesti, keegi teine teeb teist valesti, et see oleks piin, kes tahab selles, ei pea nii üle, aga üldiselt, et hästi paljud inimesed lapsena unistus surematusest on äge. Vaata, kui äge oleks, muudki olemas. Aga siis tegelikult on tänapäeval ka, need, kes kõige rikkamad on, nagu Hiina esimene keiser Qin. Meil on tegelikult igal sellel mingi IT tippmiljardäril on mingisugune ettevõte, mis tegeleb eluea pikendamise või surematuse otsimisega ja panevad miljardeid sinna ka. Et kas see oli, kellel see kaliku on, kas need Google'i tüüpidel, mingi teadusettevõte, tehakse tippteadust, nad palkavad tippteadlasi, nad ei anna teadusartikleid välja, sest see on eraraha eest, erasest. Ja nendel seal on vahel võib-olla mingid kihvte uudiseid annavad. Tegelikult seal tuli USA-s ju suur skandaal juba, ma ei mäletaks mingi 10 aastat natuke vähem tagasi, et nad varjavad midagi, kuidas see täpne see skandaalipüstitus oli ja siis nad andsid niisuguseid kihvte nagu populaarteaduslik artikli tähendab välja, et tegeleme selle või teisega, aga tegelikult käib nagu töö päriselt, teistel miljardäril on omad, mõned isegi võib-olla see ettevõtted ei ole nii hästi teada. No ja siis, et äkki me saame siin need geeniotsste kulumise kuidagi pidurdada või et rakud pooldumine, eks ju, on teatud arvu kordi ja siis ta enam ei saa poolduda. Ainus rakk maailmas, mis lõputult suudab paljuneda, on vähirakk ja see on niisugune kihvt kahepoolne asi, et siis proovitakse vähirakkudest. Iirte peal on suudetud nagu justkui igavest elu, eks ju, luua, aga siis nad surevad mingi muudesse haigustesse ära, et kuskilt ikkagi see lõpp on ikkagi väetise keha. Aga et siis tundub, et nendel inimestel, kellel on nagu kõik käes, see, mis see Munk nagu õigesti ütles, et kui sul on nii ägedad mänguasjad saadud, et sa ei taha sellest ilma jääda, et praegu tahaks just praegu siin edasi elada. Ja vaata, mõtle samamoodi, et kui on nüüd olemas see mingisugune jätk, et minu arust milline rumal tahtmine see on, sest ta mõnes mõttes siin nagu silmaklapid ees, eks ju, et kui sa sinna loori taha näed, mis seal teist poolt tuleb, kui ma neid surmalähedase kogemusi uurin, on nii palju, et miks ma nagu elu eest näen vaeva, et siin väikses koopasse kinni jääda, kui võiks tees ring ära minna, vaata, mis seal teistpoolses on. Et mõtle, kui hirmuäratav on, et kui sa suudadki, et kui sa suudadki siia siis jääda elama, ma ei tea, elad sa 200 aastat, 1000 aastat, 10 000 aastat, siis ükskord suled ära, siis saad teada, kõigil teistel oli poole huvitavam, käisid seal teistpoolses, nägid vahepeal oma lähedasi ilma nende loorideta, maailma parim armastustunne, davai uuesti tagasi lahingusse maale, et äkki see on poole ägedam. Et miks seda üldse tahta, et see on ka riski tahtmine, eks ju. Aga arusaadav inimlikult, et sul ongi siin mäng on läinud nii ägedaks, et seda võiks panna edasi. Et jah, ja mõneski mõttes see ei ole sellele vastuütlemine, mis sa ütlesid. Ja kokkuvõttes ajutisus on nagu asjade reegel, eks ju. Olgu see inimelu, mingi muu asi kosmoses, kogu universumis. Muutus on põhireegel. Ja ma ütlen, nii mõnedki asjad seal budismis on ikka jüli hästi ära saadud, märgitud. See kannatus, ma arvan, isegi meil siin tihti tõlgendatakse, mõeldakse natukene või rõhk läheb liiga teise kohta, on jah, kannatus, proovime päästa. Lihtsalt see, et ma arvan, see käib nagu mängureeglite juurde, see keha peabki väetnumaks jääma ja siis see ongi pääsemine ka siit, eks ju, et aga arvestame sellega, me saame leevendada seda kannatust, proovida, püüda ja hoiad põlvi tervemana mingi heade jalanõudega midagi. Et kannatus käib see mängu juurde, ärasuremine minust käib nagu väga siia mängu juurde ja samal ajal, kuna ikkagi kõike tegelikult ei tea, neid eriõpetustest tundub eritarks olemas, siis on nagu jumalast okei, et osad siis püüavad elu eest selle surematuse poolest, et kõik need eripüüdlused nagu avardavadki maailma
ja mõneski mõttes ei olegi nagu ka valet või õiget püüdlust, aga et no ma küll ei tahaks niimoodi riskida, et kui saavutaks, ma ei tea, mingisuguse kommi, et sellega nüüd oleks 10 000 aastat elus, siis ma ei tea, kas oleks tark mõte. jah, oleme praegu rääkinud siin, sina rohkem sealt budistliku nurga alt surma suhtest ja ma mõned näidet toodsin, mis ma olen indiaanlastel näinud. Aga räägi, ole hea, see jäi mul Ardo saatest kõlama, Tähenduse teejuhtide saates, kus sa käisid, et sa kirjeldasid seal 2 sellist alateadlikku suhet surmaga, mis siis siin valge mehe maailmas ja läänemaailmas on, et üks oli siis see, et surma eitamine ja teine oli siis sellises pidevas surmahirmus elamine. No see sama on selle Ernst Beckeri teemadel, eks ju. Surma eitamine psühholoogiliselt, need on juba kihvtid. Solomon et al, kes need olid, Solomon ja teadurid, kes võtsid selle, kellel läks väga korda see Beckeri ütlemine, aga Becker ainult filosofeeris, nad hakkasid otsima nagu teaduslikku tõestust, et kuidas mõistus psühholoogiliselt proovib surma, nagu kas surma eitada või surmast eemal olla mingite lahendustega. Ja nemad ju said päris häid tulemusi, nad 20 aastat tegid tohutult palju laboratoorset tööd, kuni teised teadlased hakkasid neid tõsiselt võtma, et nad oma konverentsil esitades oma töid hakkasid veenvaks muutuma. Nad algul ise olid nii suure kaifis, nad tegid mingeid esimesi uuringuid ja konverentsil esitlesid, kõik läksid umbes, jooksid minema ja viitsinud kuulata. Ja nüüd oli näiteks see koroona aeg, oli nende hea näide kõige lihtsamini tuua, et nad ütlesid, et kui inimene, sa proovid surma eitada, luua endale mingit suurt tähendust, alateadlikult kas või. Ja seal juttudes on ka see religioon niisugune asi ja see religioon, kes annab loo sulle, et seal võib jätkuda mingi teispoolsus, olgu see, eks ju, indiaanlase religioon või mõni lääne, et siis kui sa ei võta religiooni, siis sa võid võtta mingi maailmavaate, kindlalt see parempoolne asi ja mida vanemaks inimesed saavad, nad peavad nagu millestki kinni hoidma ja nad ise ei anna seda aru, aga see nagu täidad ennast mingi tähendusega ja need tähendused on justkui nagu surematud, sest kui ma võitlen millega, see võib olla ka riigi eest võitlemine, ajaloos lõpuks ikka riigid, aga meie ju praegu oleme kõige õigemad, vanasti on olnud igast riike, on kokku kukkunud, aga praegu peab see USA just siuke olema, ma ei tea, kas parempoolne või vasakpoolne ja võetakse elu eest sellest kinni ja siis see hakkab selle tähenduse eest võitlemine ja siis võib, ütleme, et mis asi sulle juhuslikult pihku satub, sa võid selle surmahirmus, see võitlemine selle eest läheb aina suuremaks. Ja see surmahirm ei pea olema nagu püssitoru ees hetkel praegu, kui see tundub, et maailmas asjad on valesti. Koroona muutis nagu nende selle vaate nagu terve maailma nagu laboriks. Ja kui USA-s tuli esimesel koroona suvel tuli täiesti hullumeelne see Black Lives Matter mingi võitlemine, hästi palju nagu mõistlikke inimesed isegi see, aga pidi millegi eest võitlema, siis nad nagu, ja nende seletused läksid kõik täppi, eks nad ole spetsiifilisemad need teadusartiklid, aga et inimene vajas mingit tähendust, kogu maailma vallutas surmahirm järsku, mingi see esimesed kevadkuud, eks ju, ega see palju nüüd olla, 3 kuud, täitsa lõpp, et nüüd tuleb mingi viirus, võib meid kõik ära tappa ja siis kui palju rohkem inimesi läks tänavatele, tegelikult panevad ennast poole suuremasse ohtu, aga need pidid mingist, ütleme, surematust ideest kinni võtma. Kõik peab nii olema ja kui on maailmas mingi tuhin on, siis on tavaliselt lihtne inimene võtab sellest kinni. Me peame kõik selle poolt võitlema või selle vastu. Et niimoodi me kaitseme ja tegelikult on üks filosoof seda leidnud nagu kirja pannud, et 4 erinevat tüüpi sellist, kus me proovime surma eitada, et üks on selline ongi, kus sa proovid leida endale selle tähendusliku väärtuse, 4 moodi, kuidas inimpsüühe seda proovib ületada. Üks on, püüad saada mingi ausamba või ma ei tea, Nobeli preemia või midagi kirjutad, ma jään alles, eks, et see on ka nagu teatud sorti surematus. Siis üks ongi see, kus sa reaalselt ajad taga kas mingit müstikat või mingit imerohtu, et ma tahaks päriselt jääda surematuks. Kuidagi ta liigitas, et niisugune, ma ei tea, psühholoogiline, reaalne, siis
unenäol on, äkki ta tegi kuidagi erinevaks ja selle, et kes proovib siia vaimsesse teispoolsesse saada kas või sentega või mingi asjaga, et ühesõnaga, et näha on, et inimene vajab seda või püüab seda eitada, sest see on päris, ongi suur asi, sa praegu eksisteerid ja kui enamus ei mõtle selle peale, aga kui see tuleb ette kas või lähedase lahkumisega, et see on päris küllaltki suur asi ja alateadlikult hakkad hoiduma sellest. Ja see alateadlik hoidumine on jällegi, teised räägivad ja on ju nagu liigi säilimise kohalt ongi oluline, et ükskõik, kas see on mingi tüng või vale, aga tegelikult tänu sellele, et me kogu aeg proovime surmast hoiduda, oleme ellu jäänud ja saab nende inimestena edasi elada. Need on nagu pool öeldud, kuidas ja siis pidev surmahirm, eks ju, jah, mida on tegelikult hästi palju vähem, aga seal peidus ta on, eks ju, et kui ma tegin kunagi nagu pilootuuringu selle surmahirmu kohalt ja siis, et see suurem uuring võiks hiljem tulla, sinna pole nii palju ressurssi vaja, aga siis ka tegelikult tahtsin seda pidevat surmahirmu nagu inimesel reaalselt üldiselt väga ei ole. Aga niisuguse uuringu tegemine on üliraske, sest et iga kord, kui surmateema tõstatada, inimesed sellele mõtlevad, siis surmahirm väheneb, et see on kuskil nagu peidus rohkem ja selle kohta on ka nagu head teadustööd ja seda maailma ülikoolides uuritud, et kui tutvustada, tavalised inimesed mõtlevad surmale, aga siis näiteks kas vahepeal mingid loengud, asjad pannakse mõtlema, suuri eksistentsiaalseid mõtteid ja siis peale seda ja enne seda uurituna siis inimesed kardavad surma poole vähem, kui nad selle peale mõtlevad ja sellepärast soovitataksegi, et tegelikult tasub elu jooksul sellele mõelda või selle teemaga tegeleda või mingi hetk otsa vaadata, et hiljem, kui tuleb järsku mingi jama peale, et siis ka traumeeriv ja sa teed veel rohkem liiga endale, et ütleme, et kus see kasu on, et siis nad on isegi öelda, et kui see elu lõpu viimased kuud on inimestel need kõige valusamad tihti meie tänapäeval, kus me suudame inimesi kaua elus hoida, siis aga et kui sa oled selle eksistentsiaalse teemaga tegelenud, selle surmahirmu, ma ei tea, kas ta peab päris ületama, aga üldiselt sa oled mõelnud, tegelenud, üldiselt sa natuke ikkagi ületad juba siis, et siis on ka elu lõpus valusid vähem, vaadates läheb vähem ravimeid, vähem traumat ja pluss sa põhjustad oma lähedastele vähem traumat, sest kui sa ei ole nii halvas olukorras, siis ka teised on paremas olukorras, et jah, et ütleme nüüd, et see pool, mis ma rääkisin, et kuskil peidus on see surmahirm, aga nüüd kui ma küsin inimestelt, siis tegelikult jube vähestel on, ikka enamused räägivad seda, et ainus hirm on, et ei taha nagu vireleda või kuskil nagu piinelda, aga siis mingil protsendil inimestel on seletamatu otsene surmahirm ka, see on päris huvitav, võib täitsa noor inimene olla või ei ole nagu põhjust, aga et nagu kuskilt on see tulnud, see on ka omamoodi huvitav, aga võib jälle üle minna. Ja võib-olla veel sealt, mis sa mõtled, mis me seal rääkisime, et ja mida ju tegelikult ka maailmas väga paljudest nurkadest, väga paljust filosoofiast leiab, et me oleme, ütleme, kõigi hirmude ema on see surmahirm seal taga peidus. Seda ei teadvusta, aga miks sa kardad kaotada tööd, miks sa kardad jääda kodutuks või võib-olla ka häbi, aga üldiselt miks kõik hoiad, et oleks nagu korras ja ma ei tea, või saaks paremas kodus elada, et ei jääks haigeks või et seal lõpus on ikkagi see surmahirm, et võib hakata ükshaaval mõtlema, mis vahet seal on siis, et ei saa tööd, mis vahet seal on, et see ei ole kodu või ma olen olemas. Ja siis, aga et lõpeb, see lõpus on nagu peidus on ikka see eksistentsiaalne hirm, eks ju lihtsalt, et see on nagu nende surmade, see lõpuboss, või hirmude lõpuboss. Ja niimoodi me oleme set-upitud ja ma arvan ka loogiliselt see nii on, nii ta ongi ja ta on sellest füüsilisest liigi eksistentsi järjepidevuse kohal jumala oluline nagu valem või nagu mutter või hammasratas, aga me ei peaks teda nagu kogu asjade olemuse, suures asjade olemuses selliseks kõige huvitavamaks küsimuseks üldse, jah. Ta on nagu üks hammasratas, mis hoiab asju koos seda viisi. See teema, jah. Jaa, kus rääkisid sellest surma eitamine ja üks teema, mille peale ma ise palju mõelnud on see, et üks päev suren ära ja kuidas ma siis üldse elan, ja siis mõtled selle peale, et mida ma siis siia maailma jätan. Ja kui ma seal indiaanlastega koos olen, siis nende sellest jutust kohe kuuleb seda, et meie
noh, nende eesmärk on, noh, neil on see tseremoniaalne elu ja tseremoonia mõte on siis need edasi anda. Ja nad kogu aeg nad ka tihti räägivad siis sellest, noh, mis ka piiblist tuleb läbi, aga on siis seitsmendast põlvest. Et noh, siuke unto the seventh generation ja seal tuleb ka see surma ja sünni selline aspekt sisse, et see, kui sa mõtled 7. põlve peale, siis seal on, et ta loob meil sellise suhte tulevikuga, aga samas ta toob ka siis sellise pidevuse juurde sellisesse suhtega ajast. Ja mingis mõttes ka siis sellises nagu suurema vastutuse siis võib-olla siis, kuidas meie täna elame ja ma olen selles valgus, ma olen palju mõelnud, mis üldse siis on need sellised nagu püsivad asjad. Et kas see on siis noh, et Nobeli preemia või siis palju maist vara või mis see päriselt püsiv on. Mulle tundub, et see annab neil, ma ei tea, isiklik arvamus, et see annab nagu mõõtme, see 7. põlvkond, kuidas asjast rääkida, need püsivad väärtused. Aga muidu me räägime sellest asjast, et võtaks teistmoodi kokku, ma ei mäleta, kus ma selle esimesena näinud, aga tegelikult juba mitmest kohast, et see energia, see lause, et meie teod on igavesed, aga mitte meie, ega isegi mitte meie keha. Mõnes mõttes oleme meie ka, või kogu maailma energia on selles mõttes jääv. Ja see ei ole otsitud hipijutt, aga vaid nagu võiks äkki nii olla päriselt. Ja siis, et meie teod on igavesed, seal ei ole nagu väga saab nagu füüsiliselt ka rääkida, et kui ma praegu saan, või tegelikult on hea rääkida, keegi on näiteks hädas, ma lähen, ma löön vastu õlga, ütlen, et kogemat, võib-olla ma ei teagi ta häda, aga midagi sõbralikku, üks inimene saab rohkem jõudu, läheb edasi, jääb ellu, võib-olla ütleb oma vennale midagi head, et need teod lähevad, mis sa teed, mingi teod, et sellele tugineda on tähtis, mitte ise püüda alles jääda. Olemasolu pikkus, see on nii paljudes pärimusrahvastes ja seal vaata tarkades seal religiooni kantsis, kes seal ikka kloostrid ka, et mis tähtsus sellel on, kui pikalt sa siin oled, mis sa poole tähtsam, mis sa teed sellega, eks. Ja need teod on igavesed, sest see läheb ükskõik, mis sa siin teed. Mulle meeldib, et seal surmalähedas kogemusest mõni inimene nagu seda süsteemi kuidagi kogenud ja näinud ja tuleb kirjeldab ka seda, et saab aru, et kõik tema teod on olulised. Ja mõni on isegi näinud, ütleb, et ta näeb, kuidas see läheb edasi, mitte ainult tema ümber, et siis järgmine inimene, kuidas läheb edasi, kui sa paned kellelegi ilma asjata vastikut muret, eks ju, siis see murekanal läheb edasi, teine inimene jääb sinna mure sisse ja see kandub edasi, et meie teod on tähtsad, et jällegi sa oled siin praegu olemas, mis algul rääkida, siis tasub tegeleda selleks inimeseks olemisega ja nüüd on see, mis maksab kogu universaalses mõttes, pluss pidi surmalähedast kogemust, et kuuled, et endal on ka hea, kui tuleb see oma elule pärast otsa vaadata, siis need teod, mis on seda nagu head powerit maailma teinud, sul on ülihea meel ja see, kus sa oled nagu siit halba maailma teinud, et miks ma tegin, seal mul olid kõik võimalused. Et kui sa näed puhtamalt ilma nagu meie kultuurilisest keskkonnast tingituna. Aga need on ka nii head, et need sükest reeglit jällegi on nii raske või õpetust kuidagi kirja panna, eks ju, siis ma arvangi, et süke 7 põlvkonna lugu ka, et see nagu aitab seda sama suhestetust. Seal on kindlasti loo ümber on veel palju, eks ju, seda traditsiooniliselt oskavad sellele toetuda ja ja ongi, sa ei taha, et sinu põlve mingi 7. põlv seal halba saab, et selle kaudu saab nagu põhimõtteliselt rääkida sellest. Aga see on nagu nii universaalne, see ei ole üldse mingi ainult sinu põlv, üldse pole vaja nagu egoistlik olla oma selle mingi ühe sugupuuga. Kuskil tasandil see on nagu tähtis eraldi olev asi, aga kuskil tasandilt on nagu nii kõik sama mäng. Ja selle õpetusega on ka see nali, mis ma olen mõelnud, et siis kui seda liiga, iga asi on kõik see paganat tasakaalukus seal keskel või nagu mõõdukus, mis on ka budismis sees on tark. Ja ma ei taha seda budismi kogu tuua, aga võib-olla ma ei tea millegi muu kohta. Et kui nüüd on mindud selle sama õpetusega, on aru saada, asjad on niimoodi, et meie teod on tähtsad, mitte pikk elu, võtad selle eraldi ja sellest saab ka nagu jube halva asja ehitada. Meil on kurikuulus viikingite maailm, vaata, et kui sa lahingus õige asjast võideldes surid ära, said Valhallasse, teised ei saanud. Korra oli jumal hea valem, mis töötab su kasuks, aga see võib ka väga halvaks minna ja kindlasti ongi läinudki mitmes kohast. Ja siis tuleme seda, kuidas näiteks on
on islamis kasutanud teatud usuliidrid ära, eks ju, seda valemit, et sa nüüd, kui sa teed neid oma religiooni heaks kõige õigema teo, mis võib vahel olla täiega teistele halba tegemine, siis sa saad sinna paradiisi, näiteks lähed lased ennast õhku. ei taha rääkida, et see ainult nii on, niisugune muidu õrn teemaga, et pagan, et sedasama valemit kasutatakse nagu ka valesti, eks ju, seal võib olla mingi üks halb influencer, kes tuleb selle looga, vaata, mis sul, miks sa siin nii pikalt pead elama, ela lühikeselt, aga õigesti, ja siis tema ütleb sulle, mis see õige asi on. Et jällegi ei saa ainult seda, et su teod maksavad võtta nagu ühe puhta inimest juhtiva reeglina ja uuesti, vaata, et kõik, kui targalt räägid neist asjadest, on nii palju sellist, et ei saa nagu lühidalt välja öelda. Õnneks alustasime täna sellest, aga kihvt on neist jah rääkida, aga see, et kuidas siis võiks nagu mingit kultuuriruumi või midagi aidata, et neid asju võtta endale niisuguse tarkuse kasuks, eks ju. Siis on ikka seal see ma ei tea, see mõõdukus või kuldne kesktega, aga ma ütleks jah, et see ajutisus on ka asjade reegel. Tähtis on see, mis sa sellel ajal teed. Praegu olime selles budistlikus kloostris, sul võetakse kõik asjad ära, eks ju, raamatud, telefonid ja muud asjad ka, oled rääkida ka ei tohi, pead hommikust õhtuni mediteerima, aga see on niisugune täpne, mis läheb ankeeti kirja, ankeetandmed, mingi Hiina, mingi odav piiksuv kell antakse kõigile, kus sa mõned minuteid, ma pean tegema kõndivat meditatsiooni, istuvat meditatsiooni, näiteks et pool tundi ühte, pool tundi teist, nad alati käivad käsiga. Iga kord sa pead seda väga täpselt tegema, et paned selle aja käima, siis kui saab 30 minutit läbi, siis ta hakkab ilgelt kõvasti viiksuma, kõigil mingi munga kellaks kutsuti, kõigil need olid. Ja siis, kui sul on seal mingi punt seal kloostri peal, siin ja seal templites neid inimesi, kes seda kasutavad, siis kuuled keset oma meditatsiooni siin mingi piiks või seal mingi piiks. See algul tegi nalja ka, mõtlesin, et võitlus nüüd kova peale sellisesse asja sattunud, 100 aastat tagasi ei saanud kellu ei olla. Siis me tegelikult tegeleme igavikulisusega. Me õpime oma päris minaga oma mõistusest ja kehast eraldi olema, juhtima mõistust ja kesa, mingi väga äge õpetus, just täielik igavikulikkuse puudutamine, ei ole vaja lasta oma kehal ja mõistusele mõtetel juhtida ennast, vaid oma selle päris minaga juhtida neid. Aga siis igal pool piiksuvad need asjad. Ja mulle meeldis, et selle ajaga selle õppiski ära, et igast suvalised piiksumised ei pea häirima, sest muidu vahel, kui kuuled mõni on nagu, näiteks võid meditatsiooni ajal närvi minna, sest pagan mingid naabrid kolistavad ja oma pere kolistab, ma siin just mediteerin, aga seal juba õpetas selle hullu piiksumise sees, eks ju, mediteerime, jumal hea nali ka, et igal pool on mingid sekundikellad kõigil käes ja tegelikult tegeleme igavikulikkusega. Ja siis tuleb see mingi Buda päev, mingi suurem tseremoonia, seal on 92-aastane vana äbot, kloostri pea ja seal tehakse üks koos siukse tseremoonia läbi, kus mingi koos mediteerimine ja siis ta on see kõigi ees, seal ees on mikrofon ka mingi suur kuldses templis ja siis tehal ka seal kõrval, mida sa oodad, hakkab see valge odav viinakell piiksuma, piiks, peab panema selle mikrofonile. Aeg on läbi. Et see on päris, et ägedalt on võetud see kasutusele, jah, kellad tiksuvad siin kõrval, eks ju. Aga mis sa selle sees teed, vahet ei ole, et nad tiksuvad. Sul on võimalus, meil on see mingisugune vaba tahe, sa saad midagi endaga siin teha ja see maksab poole rohkem kui see aeg ja nüüd jah, tegelikult see jutt läheb kokku, sa tead 7. Ühesõnaga, see läheb jah sellega ülihästi täpselt kokku, et tegelikult see, mis sa teed ja siis kui sa teed hästi, siis see maailm läheb paremaks ka sellele 7. põlvele või ükskõik kellele. Mulle tundub jah, et sellist seda, et asjad nagu on kauem, et mõju on kauem ja need põlvkondade juttude kaudu, need on eri religioonides ja sa mainisid ka, et piiblis on ka, eks mitu korda. Vahel on ähvardaval kujul, vahel on lubaval kujul, vahel öeldakse, et teed midagi halba, et siis tuleb 7 põlvkonda, sul on see mingi needus kaelas. Vahel on lubaval kujul. Ja niisugune nagu karmiline arvutamine, mis edasi tuleb, oli nendel animistlikel mägedrahvastel seal Kagu-Aasias. Nii kuklas, et täitsa kihvtil vaadata, kuna ma sain selle üks inimene kogu aeg seletas ka, et näiteks oli niisugune olukord, kus mägiteed on üli järsud kuskil, et seal on isegi nüüd paljud need
pinnatud, aga et kui pead siit üles minema, siis ma ei tea, autol mõned selle kõige madalama käigu või nad on paljudel motikad, siis noh, ikka sa pead pingutama, et siit juba nurga tagant tuled. Ja siis enamus majadel on need vabalt ringi jooksvad kanad, eks ju, ja ükskord me sõidame autoga just külast ära minema ja siis tuleb mingi motikamees nurga tagant, no pead paneb nii gaas, et jõuaks üles vedada ja siis mingi kanapere jookseb üle tee, tuleb niimoodi plokk ja siis ta libiseb maha peaaegu kukub ja siis või nagu šokis ja me siis küsime, mis ta nüüd nii ehmatas ja siis neil on mingi siuke reegel näiteks, et kui sa sellele tibu sõidad surnuks, nii et sa näed, et ta on su ees, see tähendab, et noh, sa tead, et ja siis see tähendab sulle mingi karmilist halba, aga noh, kui kogemata tapad keegi ratta alla, siis ka ei tähenda. Ja siis nad on nagu kõik need elud ja olud nii läbi põimunud ja noh, vahel on ka ühtedel suri ema ära, aga teada oli lapsed ei austanud ja hoidnud. Üks laps, ta ei elanud seal, aga oli nagu hoidnud ka ja siis sellest ema tegi enesetapu isegi. Ja siis, aga siis tema ei olnud nagu enesetapp ei olnud seal, siis kristluses vaata on päris nagu paha võib-olla olla enesetapp ja siis tema nagu ei olnud selles mõttes paha, aga tema lapsed siis, kes ei hoidnud, et siis nendel langes mingi karmiline süsteem ja siis see kogu küla vaataski, näe, aga juhtuski, nüüd on juba pojal juhtunud see asi, et neil nagu lähebki halvasti, siis mingi üks juba võttis narkootikumi, oli mingit kuritegu teinud, et see on kõik loogiline, mingi karmiline jätk. Ja noh, sama, eks ju, et mõnes mõttes põlvkondades hakkab see asi edasi minema, mis energiat on välja paisatud. Aga ma arvan, et kõige niisugune ulmelisem koht on see, et kus nüüd inimene hakkab hindama seda, et mis on õige tegu ja mis vale tegu, sest sellega ja selle peale me olemegi maailmas nii palju asju nagu väga retsiks teinud, vaata. Järsku inimene hakkab ütlema, mis see suurem maailmareegel on või mis Jumal tahab, teeme Jumala karmid reeglid või ma ei tea, kedagi vangu panna, ise tapma hakata, et see on see ohtlik mäng. Ja see äratunnetamine, mis on õige või vale, sa võid täpselt sama sorti teo teha, ühel hetkel on see hea tegu, teisel hetkel suva. Ja seda ma nii palju, mulle meeldib isegi seda tähele panna, kui on inimestel, kellel surmaalased kogemused on need lood, kus nad on näinud, kuidas nende teod on elus nii-öelda kajanud või nagu maksnud, et kas see oli hea või halb tegu, et sa tunned ise selle ära ja keegi teine või keegi rääkis, et et see, mis on nagu selline hea tegu, et sa ei oota midagi tagasi, lihtsalt tegin midagi head, mis tihti mingi lapsena tehakse, sest et sa ei oska ma tahan sulle midagi anda, mis südamest tuleb, jube hea tunne. Või keegi oli seal selle kuivale taimele kas vett valanud, et jube hea tunne, et kajas, et see ei ole nagu maailma kõige tähtsam tegu, aga kui ta proovis seletada, et mis on nagu hea tegu, eks ju. Aga see ei tähenda, et nüüd kõik maailma inimesed lähevad kuskil otsivad kuiva taime, oled, et siis see samamoodi nagu omab seda energiat, et see on nii kihvtilt mitte ruudulise viikuse mahtuv nagu õpetuste süsteem, aga tegelikult me tunneme ja tegelikult räägitakse, et ei tasu liiga üle mõelda. Ja siis mul tunduski, et seal mägede rahva juures oli ka need on ju ilma kirjakeeleta rahvast kihvt mõelda, eks ju, et kõik traditsioon käib siiamaani jutuga edasi. Et nemad ka seal siis, kuna me sattusime sinna šamaani mingi valimisele, šamaanid lähevad kaklema ja seal konflikt oli õhus päris crazy, et siis see kontakt palju nagu rääkis ka sellest, et see tuleb jälle seesama, mis meil on nagu juba poole põhjalikumaks läinud, aga nemad ka seal siis mingi inimene seal külas kõige rohkem tahab traditsiooni hoida, siis tema juba, kuidas tema arvab, et ja siis vaata kamp inimesi juba räägib, et nüüd tundub, et sul on kindlalt see karmaline asi nüüd läheb halvemaks, vaata, aga vahel inimesed panevad mööda või päris sageli, et ei ole hõlpsalt ära vastatav. Mul oli algul elus see esimene haridus oli õiguses, siis seal sama see, et ei tohi, et mida nagu tavalisele inimesele on väga raske näha, on vorsti tegemist ja õiguse tegemist, et siis proovitakse küll õigluse poole, aga õigus ja õiglus ei võrdu, et me peame mingi seaduse tegema, mis tegelikult peab, aga tänu sellele samale kivikõvale seadusele mingi protsent süütuid saab ka süüdi mõistetud, sest lihtsalt midagi peab nagu olema tugevalt. Et siis aga nende suuremate selliste asjade arvutamine veel keerulisem. Ja religioonid siis proovivad seda hallata ja ongi sõditud kogu aeg hea asja nimel. Räägime sellest, sa juba
kumas siit läbi ka, aga on see surm taassynd tsükkel ja jällegi mul on rohkem kontakte seal Põhja-Ameerikas ja ma näen, et paljude selliste, kui võtame sellised tseremooniad näiteks, et esimene, mis muidugi silme ette tuleb, on, mis siin ka läänemaailmas on nagu praktiliselt kadunud, on siis niisugune initsiatsiooniprotsess, kus on surm taassynd, et sellise vana mina poisi kõrvale jätmine ja siis meheks astumine, et ma näen, et indiaanlastel see inipi või siis see higitelgi tseremoonia, seal päikesetants, öö läbi seal need tipitseremooniad, siis need hamplechad või need vision questid või kui siis minnakse sinna mäe otsa, et nende kõigi sügav olemus on see surma taassünni. Ja üleminek, surmas on sama asi tegelikult, et see mingi ülemineku koht. Initsiatsiooniriitused, meil on täiega puudu, elu sees on hästi palju asju, seesama see teenager, eks ju. Mul meeldis Mehhikos ka on see Kintse 15, mingi põhimõtteliselt mingid ajakirjad, igaüks, kes saab 15, ma ei tea, igaüks nüüd jõuab, aga et see nagu tähistatakse. Aga see on väga suur muutus, inimene nagu vana laps sinna sureb, tuleb see teenager sinna, meil ei panda tähele, meil on tegelikult ja vahepeal isegi räägitakse, kirjeldatakse neid asju nagu trauma või halvast, või pannakse see halb pealkiri või keskea kriis, vaata. Tegelikult on jälle mingi ühte sorti olemine sureb ära, tuleb uus, eks ju. Ja pärimusrahvastel on, ja nendel kõigil ka võib-olla pole nii palju, aga on rohkem, tegelikult on elus väga mitmes kohas, võiks seda tähele panna, ja siis ei olegi nii suur kriis, sest sa nüüd tead, nüüd sa oled nagu uues seisus, eks ju, nüüd sa lähed siit niimoodi edasi. Meie ühiskond, meil on ainult pulmad ja matused on, mis meil veel on? Kaitseväes natuke see vande andmine on ka midagi sellist, aga... aga see on siis nendele, kes sinna lähevad täiega puudus ja see on nii tähtis, need rituaalid hullult aitavad inimest, seda peaks, ma arvan, et lihtsalt, ma ei tea, kas praegugi peab, aga millalgi tuleb see tugevatele rahvastele nagu nii tagasi, see on, muidu inimene hakkab vahepeal tundma ennast nagu väga ebakindlatel jalgadel, lähebki peast sassi, siis teenager ajad ka, siis jumala teistsugused, ma ei tea, häälemurra ka, see teeb häbelikuks, ja kui sulle ühiskond oskab öelda, näe, nüüd sa oled see ja teeme veel mingi sukse asja ka, et ma ei tea, hüppad kuskilt vette või mingi rituaalipäeva või ma ei tea, kas vett või mingi peo või tähistuse või igatahes initsiatsiooni, enne olid see, nüüd oled see. Juutidelgi poole paremini vaata oma traditsioonide hulgas sellised asjad. Et täiega puudu ja võib-olla see, siin on nii palju muid tegurid ka, aga kogu vaimse tervise kriis ja ka, et ei pannud inimest tähele. Seda peaks need pärimusrahvastel tõpuna, et pole kes pole ära kaudanud seda, et ongi ühe oleku surm, teise oleku uus tulek, eks ju. Kas sul endal on selliseid surm taassündi elus kriisis ja mingi sellise, vaata see on jube raske protsess ka, teinekord see väga valulik, väga keeruline protsess on ju. Ja. Nojah, on jah, mõni või ma ei tea, mingi oma sellele teele saamine, mul tundus, et maailm kuskilt ikka tagus täie jõuga taga, aga kui ma ise selle oma mõtlen, kas ta nüüd ka kogu elu, kas ta nüüd nagu kõigi inimeste rütmikas on, vaata see on jälle isiklik oma teel, et kui kukkusin oma peakett, pidid peaaegu surma, ma nägin vahepeal, et seal oli, et kus mõistlikus pooles ma olin nüüd nagu teadlik, et vaata nüüd on kindlalt eks ju minek või ja siis veel see kogemus, kus ise näed kuidagi väljaspoole, kindel sellisest kriisist läbikäimine, kus nagu kogu tee muutub, eks. Praegu näiteks, et selle filmi asju sinna minnes, ma tuli ikka ilgelt jälle oled nii paljudest asjadest juba üle, hirme väga pole. Ja siis juhtub mingi nii, et lähed nii katki, ma ei tea, kuidagi maailm ka pommits igalt poolt, iga asi, mis lähedusega seotud olid nagu ja täiega tükkideks. Ja mul meeldib, meeldib, hiljem on hea rääkida ikkagi nagu katastroofiline, et olen oma see surmateema ja siis selle surma lähikogemusega, et ei karda surma, pluss isegi leiad lohutust. Et kui siin kõik raskeks läheb, siis see tegelikult surm päästab, see on hea õige koht, ongi, lähed koju tagasi, mis varem ütlesid.
aga siis juhtus, nüüd tuleb mingi veel suuremalt see kriis, et siis ma isegi ei leidnud surmast lootust, mingi niisugune täiesti ulmeline eksistentsiaalne hirm, mida ma pole kunagi tundnud ja siis ma sajan, jumala juhuslikult, aga paljude asjade koostöös ma satungi sinna kloostrisse, ma ei läinud kuidagi teadlikult sinna, kus siis tuleb nagu uut moodi ülesehitus ja see on selline asi, noh, ma arvan, siin ei tule see nagu inimese tavalise eluastmestikuga, aga ma olen minu selle asjaajamisega ja korra raputati nii teaks, ja sellel kõige halvemal ajal enne seda kõik on tükkideks ja see, vaata, mul polegi kuskil kodu, mul polegi maailmas kedagi, nagu paljas, aga veel nagu eksistentsiaalselt paljas, päris halb, tunne päris hirmus ja kuigi ma siis suudan teadvustada, et oot, et igaks need, esiteks kõik on ajutine, seda mida me ka kindlalt, isegi see kõik murekohad on ajutised, alati läheb siis pärast paremaks, kui on juba nii siit. Aga siis see on veel nagu täis hirmuses ei olegi, et mida äkki on ikka nii valesti, et mis see nüüd üldse on ja kuidagi ei oska ennast üldse päästagi. Ja siis sa elu viib, et mingisse kõige nagu paremasse kohta, kust siis üles ehitada uut sorti ennast ja siis mingi seal natuke aega olnuna, siis vaata, et teeb suu lahti, et täitsa lõpp, et see kõik pidi juhtuma, vaata, et sa ilma selle kriisita poleks üldse saanud selleks järgmiseks endaks, sest pidi nagu ära lõhkuma eest, mis su iganes maailmavaade või need käsitlused on. Ja siis on jumala tore vaadata hiljem jälle naeres, vaata, et kõik need halvad asjad on, noh, tähendab, halb asi on ka hea, ütleme, et ja ongi, aga sellel ajal, kui on halb, see on päriselt nii halb, siis ei ole seda lihtne öelda, eriti teisele, et ära muretse, praegu on jumala sitt, et tegelikult seda te pead, isegi endal, noh, ja ma ütlen seda endale, aga isegi see siis ei aita, ikkagi on nii halb. Jah, ja uut sorti endana sünnida, vaat seda ikka leidub maailmas ja siis, kui need kirjasõna aegadel ju, mis kirja pandud on igasugustel, väga paljudel mingisugune asi, kes siis on kunagi ajaloos olnud selline, kelle üle midagi kirja pannakse, et kuskil tuleb see kriisi koht, mis lammutab ja siis sealt edasi minnes saab paremini, et siis on nagu ülivajalik isegi. Jah, seega mul tuleb meelde ka selline kollektiivne kriis ja kollektiivne surma kogenemine on siis sõda. Ja täna ka väga aktuaalne, et ma siin just sõitsin paar nädalat tagasi rongiga Tartust Tallinnasse ja alatihti rongis sattun huvitavate inimestega kokku, täiesti võõrastega ja siis ka tuli bussi rongi üks mees ja rääkisime seal juba tund aega ja siis ma küsisin ta käest sellist küsimust, et selline küsimus, mille ma ise peale mõtlen ka, et ma küsin ta käest, et kui vaenlane tuleb, et kas siis lähed vaenlase vastu? Ja siis järgmises lauses ma sain teada, et ta oli siis nagu reservis snaiper ja Iraagis käinud palju ja rääkis oma siis, ega seal alati ei tea ka, kui palju nad rääkida tahavad. Inimesed, kes siis on siis nagu vahetult surma kogenud, pealt näinud ja seal tuleb siis kogu see PTSD, see traumajärgne stressihäire, et ta ütles, et ta sai oma vereristed siis teisel päeval Iraagis, kus tema paarilise ajud olid tal käe vahel. Ja väga huvitav ja mingis mõttes ka tervendav on vestelda inimesega, näha päriselt inimest, kes on siis surma väga lähedalt näinud. Ja veel sellist, et on selline loomulik surm võib-olla, kus siis keegi lahkub ja kui me saame viia sellise loomuliku rituaali läbi, aga siis on ka selline sõjas suremine, kus isegi ei ole aega sellega väga tegeleda. Ja. Ma arvan, et koledad teod on, eks see õudsam osa, kõik ütlevad ka, või sa vaatad, et keegi nii koledaid tegust ja vahel ju äragi surema keegi ja piinlema on veel hullem, eks. Et kui inimene suudab teha nii rõvedaid tegusid, et see teeb nagu sisemiselt haiget ja ma arvan ka, et see on üks meie ehituskividest, kahjuks peabki tegema, et siis me muidu võib-olla hävitaks ennast lihtsalt ära võtta. Et mis asi see on, kui sa vaatad, isegi mingist videost näed, keegi hakkab kõrgelt alla kukkumas, tuleb nagu kõhust paha tunnevat, et me ei saa, või näed mingi inimene kas või operatsioonilaul lahti, me tegelikult ei talu seda hästi, aga et see olegi viga, see on nagu, ma arvan, nagu väga, ehituskivi, mis hoiab, eks, et hoiame, peaks nagu hoidma üksteist. Aga siis tuleb järsku mingi suurem põhjus, mingi, keegi võib seda
välja mõelda, maha müüa, vaata, et nüüd on, me peame minema rätsima neid, peame sellepärast, et see on kõige õigem asi maailmas, siis me teeme igavest elu meile. Ja siis on need mõned ideoloogiad omavahel sõdivad, vahel ju kasuahnus. Ja pärast tuleb, eks ju, hea, jah, nagu see teise maailmasõja järgne ülisuur pingutus Euroopas, et ärme enam sõdi, mis on vist ajaloos, eks ju, pikim vahe, ma ei mäleta, kui palju sajandeid see vaatas, kes ütles, et kui kaugele see vaade läks, aga et meil siin Euroopas polnud kunagi üle 30 aastast vahet ilma suure sõjata, eks ju, et siis põhimõtteliselt peale teist maailmasõda see enam-vähem saavutati, sest see trauma oli nii suur ja siis ta pidi ikkagi nii halvaks minema, et ja peale selle, et igasugused nagu tegijad ja funktsionärid hakkasid ka jääma oma sõttust vahe, et kõik, kui iga kiht hakkab neid ajusid oma käte vahel hoidma, et siis tuleb inimlik, nähakse ka ekstra vaeva, et isegi oma vaata teistmoodi mõtlejatega, et peame midagi välja mõtlema, et enam niimoodi ei teeks, eks. Siis tasapisi tuleb jälle harjutakse ära ja siis tundub, et võiks mingi ideoloogia pärast jälle üksteist, eks ju, killida. Ja inimestele isiklikult jah, õudne värk ja ainult sellised, ma arvan, et see on see nii suur eksistentsialistlik mingi taju, mis võib aidata sellest, et sa oled nõus ja muidu, või et sa elad üle selle, jah, see post-traumatic olukord, et ikka jube vastik tunne. Ma pole ka, mõtlen vist, ikkagi sukestes eluohtlikes olukordades olnud, kus on mingi, ma ei tea. Aga pole nagu minu kõrval, jah, tükkideks inimestest tapetud. Aga siukse, ma ei tea, asja lähedal, kus on relvad väljas või kõride peal, siis on ka juba omamoodi tunne. Tuleb see päris hirm, et see asi nüüd muidu räägid veel, aga et siis nüüd ongi see koht, et kas. Aga jah, et siis kui juba on kõrval seda nähtud, et päris rets ja mõtle, kui paljud inimesed peavad seda praegu nüüd nägema, eks. Ja kogu maailm just kui sai nagu õppetunnid, vaata esimesed videod, eks, et esimest korda ajaloos näidati nii palju telekast surma. Isegi see mingi Twitter toonane, et nii palju lähikaadreid ja netis levis, keegi jõudnud ära korda, et otsevideos isegi levis neid piinamiskaadreid lähedalt. Et siis jällegi viisaka internet tasapisi korjab neid ära, aga et see peaks nagu iga ühte õpetama, et kui sul ükskõik kui pinges sa mingisuguse reegli peale oled, et võiks püüda mitte nii kaugele minna, eks ju. Siis tuleb jälle keegi teine, läheb võib-olla. Ja, päris rets teema, aga jah, üleüldiselt on ikkagi see, et see liik säiliks, peabki tulema see paha tunne, muidu teeks võib-olla kergemini, eks ju, seda alusta muud. Jah, see on üks teema, millega palju mõelnud. Siin juba 2 aastat tagasi käisin Kaitseväes, seal kuidagi ka nagu väga istus see kogu see asi ja siis peale seda lugesin palju sõjakirjandust ja siis nüüd siin viimasel 6-7-8 aastal olen nagu uurinud, kuidas see budistlikud ja hinduistlikud, kuidas seal sõjasse suhtutakse, kuidas see karmiliselt sõjas olek ja kellegi tapmine on ja seal üks, mis mul see budistist suunast meelde jäi, oli see, et kui sõda valib sind ja see on sul selline nagu kaitsesõda ja kodu ja lähedaste eest, et siis on väga okei sõtta minna. See on üks asi, mis mul meeles on. Aga selle kohta on üks maailma üks targimaid lugusid üldse, kahjuks me ei ole jällegi lõplik spetsialistega, mis on Bhagavad Gita või siis ka tegelikult on päris sarnase sisuga on see Katana Upanishad, Katana või midagi. Ja seal on Katana Upanishadis läheb väike poiss, hakkab surmaga dialoogi pidama, aga selles Bhagavad Gitas ja need tulevad ka kõik sealt mingi Aasia juurikatest ja ma arvan, need ikkagi selle ala teadurid targad ütlevad võib-olla on erinevad asjad, aga seal on nagu sama minust see õpetustera sees. Üks 3. kuulus vana lugu ka, ütleme need Upanishadid ja vanimad tekstid üldse maailmas, eks ju, ja see Katana on ka selle esimese 8 hulgas ja kuskilt vanast ajast. Aga see Bhagavad Gita kaudu, lihtsalt rääkides on siis Krishna ja minust, kui ma ei eksi, oli Arjuna, kes on sõjapealik ja hakkame teistega sõdima. Ja lahing on valmis, ma ei tea, 10 000 meest ja kõik mingid, mis nende rellastus on säärdus ja teised vastased on valmis. Ja ta siis nagu, tal tuleb niisugune tõehetk
vaatavad mõlemal poolt ja teab inimesi, ta on olnud olemas suur tegelane ja tema onud, tema mingid sugulased, külastajad, kõik need lähevad ja praegu tuleb siuke veriline sõna ikka ja tal tuleb siukene nõrkuse hetk või tõe hetk ja ta ütleb, et ma ei taha, ei, niimoodi me ei sõdi. Ja siis tema selle Charioti juht on Krishna, aga ta ei tea seda siis, vist oli nii. Ja siis ta hakkab nüüd dialoogi pidama, ma ei ole nõus enam kõike tapma ja siis selle dialoogiga jõuavad sinnani põhimõtteliselt, nii kiiresti ei tohiks välja öelda, peale selle ma olen väga kova, kuna selleks pole valmistunud, aga ma soovitan, see on väga hea või mõnda kommentaari selle kohta lugeda. Et siis Krishna mingil hetkel ütleb välja ka, et tema ongi kõigi maailmate jumal, vaata on temal juhuslikult selle Charioti juht, kus ta ja räägib, et ühesõnaga õpetab oma positsiooni vastutust võtma. Jällegi, et sina oled siin maailmas, üks asi, ennem rääkisime laiemalt, tegelikult sama, sa oled siin inimesena olemas, täida oma inimkohust, aga siis meil on mingid omad ülesanded, ja sa oled nüüd see väepealik, kes peab sõdima. Sa ei saa, kui sa hüppad selle alt ära, siis jällegi maailma asjad pole õiged ja et kõik see maailm lainetab koos, me oleme sama süsteem, see ei ole nagu egoistlik, et minu mingis, ma ei tea, karmilises või eksistentside reas, et ma ei täida oma kohust, et läheb halvasti, aga et nagu see, keegi peabki see sõjapealik olema, sõda peab toimuma, on ka seal hulgas. Pole paremini välja öeldud kui mina, aga et ja siis seal on nagu pikk dialoog, see on tegelikult ülihea ja ta seal mitu korda mõistab nagu täiesti uusi suurusi ja siis jah, aga peangi selle läbi viima, põhimõtteliselt sa pead oma teed käima ja paned jälle nii palju suuri asju sinna valemitesse, et kuidas maailma arutada, aga see on hea jah, Gitast saab selle tarkuse. Tänapäeval võib-olla isegi on selle kohta ka need on küll erinevaid, aga et on niisugused komentaaride, võib-olla isegi leiab YouTube'ist ja siis osad teevad ka selliseid nende mingid äpid, raamatute lühikokkuvõtteid, muidu see Bhagavad Gita, ma ei tea, niisugust püha teksti on inimesel raske lugeda. Aga mul soovitan seda küll tutvuda. Ja teine on see Katana Upanishad, kus on selle surmaga dialoog. Sama küsimus, sa pead oma ülesannet täitma. Ja see, et meil on mingi ülesanne, see tundub ka olevat nagu käib asja juurde. Et see ongi nii, surmalähedast kogemusest ka inimesed, kes pole liiga palju filosoofiatega midagi sellist lugenud, et on seal, et sügavamaid kogemusi on vähem, aga et tulevad ikkagi tagasi teadmisega, et on midagi, mida sa pead tegema ja nii kaua, kui sa seda ei tee, on see mingi ekslemine ja tunne pole õige, aga siis, kui sa lähed, sa pead nagu vastutuse võtma, see ei pruugi olla lihtne, aga kui võtad selle vastusest, tunned ära, et oled nagu, seda peangi siin tegema. Ja see nagu siis on ka see, et need teod on igased, et see on nagu tähtsam avastus kui see, et lihtsalt lambist kauem elada või midagi sellist. Jah, see, mul on see meeles on sealt ida poolt, et kui sõda valib sind, siis sa oled nagu kuidagi valitud tema poolt. Ja mis mul seal indiaanlaste pool, mis ma just paar nädalat tagasi kuulsin, oli, mis mulle väga meeldis, oli see, et ütles, et kui oled sunnitud oma vaenlast tapma, siis sa ei tohi tunda vihada vastu. Ja ütlesin, et kui sa tapad enda vaenlast ja sa ei tunne vihada vastu, et siis sinu hing, kui sa sured, siis sinu hing läheb otse taevasse nagu nool. See kujund mulle meeldis. Aga päris hea, väga hea, eks see ülihea õpet. On praegu see paus või olnud teatud rahvaste lugusid sealt lääne poolt ka palju kunagi tundma õppinud. Praegu ei ole nii, praegu oli vaade idal poole. Me tahame filmiga loodetavasti minna sinna lääne poolde ka. Aga jah, Mehhiko nende maiadest tegid, aga seal ma vahepeal ka tutvusin see surmaga. Jah, see surm ei olnud nagu päris kuristik, eks neile. Aga ma kahjuks meeles ei ole nii hästi asjad, aga põhimõtteliselt sinu sellele tarkusele juurde midagi panna, aga ütleme siis niisama. Julge välja öelda, liiga valesti mäletan. Aga jah, need eluringid, jällegi ikkagi seal on ka see teod ja näiteks see on juba see tegu, eks ju, et kui sa ei vihka seda, keda sa ära tapad, et see on ka, et mis sa siin, et kuidas sa teed, on nagu olulisem kui see, kas elu või surm lihtsalt. Ja tegelikult minust nagu ongi, see on nagu ilmselge. Aga et seda
kuidagi puiselt võtta seda reeglit, saab sellele ehitada sellest mingisuguse koletise. Aga üldiselt on väga oluline lihtsalt see, mis me teeme. Jah, see, kui Ukraina sõda hakkas, siis ma nagu oled Facebookis on ja siis järsku nagu näed, et kõik lähedased inimesed nagu muutuvad hästi vihaseks ja suur viha siis nagu näiteks Putini suunal. Ja siis näed, kus nagu lähedane inimene kirjutab, et sõber kirjutab, et kui saaks Putin ära tappa, et siis oleks nagu kõik korras. Ja siis nagu kuuled, siis mõtled, et nii huvitav, et nagu siis mõtled, proovid ise seda mõtet mõelda, et kas ma nagu, et nüüd tapan Putin ära, et kas nüüd on korras. Ja siis mul jälle tulid seal jälle selliste osade meistrite need, kes seal oli see, nagu Ameerikas oli 60-ndatel oli see vaimne ärkamine, siis seal üks oli see Richard Arpet või kes seal võttis lõpuks oma nimeks selle Ram Dass ja siis tal oli see oma püha ruum, altarid ja ka oli sinna India poole ja püha ruum, kus tal siis käis mediteerimas ja siis keegi tuli sinna ajakirjanik ja tal seinte peal olid seal kõige seal Hitler ja Mao ja siis kõige suurem Stalin ja kõige sellised nii-öelda pahad mehed. Ja küsiti käest, miks sul nende pildid siin on ja siis ta ütles, et nende pärast peab kõige rohkem palvetama. See komme oli seal Aasias nendel praegu ka, et tähendab mitte nendel, aga seal budistlikud, nad on ära tais keelanud, sest see kuidagi võeti füüsiline suurus juurde, et kui sa enesetapja või mingi lähedane ka mingi jama olnud ma ei tea, mafioossi siis surnud, siis need teatud kloostrid veel siiamaani tegelikult salaja püüavad teha, et siis need jäänused viiakse sinna ja siis mungad palvetavad elu eest just nende üle, kes on nagu väga pahad olnud. Et nendel on seal kõige raskem selles teispoolsuses, eks ju. Et siis seda tekitatakse energiat, et ta saaks nagu paremale teele. Täpselt sama, eks ju, valem. Et see anna alla. Ja ma ütlesin ka, et selle Putin, mina ei ole nii ka tark, ja tähendab ühesõnaga, mis peagi tark olema. Võib ka lollilt öelda, et kes seda ka oskab hinnata, võib-olla on see tapmine õige, võib-olla ei ole, kumbki pool ei ole mul, mis mina sellest tean. Aga jah, et kui on nagu sellel paha, ütleme nendel sellise karmiksüsteemis, et seda jampsid endale tekitanud tegelased nende üle, siis need vaimu inimesed, seal on isegi mingi teenus, ütleme siis. Väga halb inimene, siis kuskil kloostris järge pidu, mingi 40 munka võivad seal tema eest palvetada. Ja. Aga kuna nad seal oli veel nii tähtis, et nad neid laipu matmise või põletamise asemel proovisid seal hästi kaua hoida, siis riik on, ma saan aru, selle vastu hakanud ja seal oli mingi eelmisel aastal ajakirjanduses ka kajastatud suur lugu, et kuskilt kloostrist selle leiti, et seal oligi jumala palju, mitukümmend seda laipa viidud, et nad nagu ei taha lubada. Tegelikult sa lõpus võid seda sama asja jätkata, sul ei pea see laip selle ees just olema. Eks. Vahel on ka see füüsiline jäänus on ühtedele poole tähtsam kui teistele. Surmaalases kogemuses oled inimesed enamasti räägivad jumala suva, vaata, et see oma surnud keha, see ei ole mingi tähtis. Muidugi ta on siin jumala tähtis osa, eks ju, sinu mängust, aga ta ei ole, mille peale peab pärast üle mõtlema. Aga meil nii paljudes kultuurides on, eks ju, juba tähtis, kuidas ta on ja mis ta on. Aga ja. Ja siis on sul selle sõbra, eks ju, see mõtteviis ja siis see tundub see sulle vale ja mul on ka nii, et ma ei tea, et kui keegi nagu lähedal mingit väsitav on, siis ei taha, ei viitsi tegeleda, aga et ma ei hakka enamasti otsuseid isegi oma peas võtma või ma ei vaja võtta otsuseid, et kuidas, mis on selle asjaga õige vale. Või siis, kui ma tahan mingit otsust võtta, siis ma tahaks nagu lähemalt vaadata või tunnetada. Ja ma oma peas mängisin selle ja mõtlesin, okei, et kas ma mõtlen ka nii, mõtlesin, ei, ma nii ei taha mõelda, siis ma lihtsalt palvetasin Putini elu pärast ja mõtlesin, et ma loodan, et ta teeks õigeid valikuid. Ja mis kõik, eks iganes. See on jällegi minu poolt siit vaadates on ju. Ai, sa ei peagi ära defineerima täpselt, mis need õiged on, eks ju, kes teab. Ja. Et ei tea, jah, ja mitte teadmise armastamine on ka jube kõva ja ma arvan, see võiks ka kuidagi rohkem levida, et igaüks võib millestki teada, aga sa ei saa iga asja kohta väsit mõttetu ka ju. Või ma lihtsalt, kui seda teadust teed, teadusülikoos käia, kus ma näen mingi ühe teema kohta, kui palju on teadusartikleid, vahel on mõni teema kohta 10 000 teadusartikleid, sa näed kohe peale vaadates, et see täiesti võimatu, et ma neist kas või mingi väikse osaga saan kõigiga tutvuda. Pean natuke usaldama teisi, kes on näiteks kokku võtnud
35 artiklit, siis ma saan mingisuguse vaate kujundada ja siis nii palju on veel maailmas ja siis on nii palju asju, mis pole kunagi teaduseks kirjutatud. Ma käin ka kuskil seal rahva juures, kuulen mingi otse mingeid uusi asju, panin mingi nende ütlusi kirja. Siis mis kõik veel olemas on, kus ma nüüd siis seda tarkust võtaks, et öelda, kuidas asjad võiksid olla, eks ju. Ja mis on ka, käibki nagu selle olemise juurde selles mõttes, et teemegi seda koostööd siin. Keegi on see jõeteadlane, las tema tegeleb sellega, ma ei pea ülbitsema, kuidas jõgi peab olema. Aga jumala hea, kui ta hästi teeb, võib-olla on see jõgi puhas. Keegi teeb neid häid autokumme äkki, loodetavasti. Ja see muutub kohe meelde, ma olen indiaanlaste juures elanud ja siis nendel, nad räägivad ka, et seda erinevatel nagu inimestel on siis erinevad anded, siis need lakoodad seal vahepeal räägivad nii, et valge mehe anne ongi nagu seal olla siin sellel meeletasandil ja maailma niivis osadeks võtta. Seal nende juures on huvitav see, et kui sa lähed sinna nagu küsimustega, selle meelega lendad peale, siis nad kohe lammutavad su ära, nad ei vasta millelegi. Või sa ütled, et ma ei tea, lihtsalt vaata, kuidas, et ma natuke teadsin seda ka, et seal üldse ei saagi niiviisi küsimustega kuhugi jõuda, et siis ongi kuidagi õpid läbi vaatamise. Ja olemisega. Mul on see, kus ma nüüd mõnda kohta, kus niimoodi omaks võeti, siis ikka täiega lähed nii, et ei taha midagi, ühesõnaga ei lähe ka infot varastama. Ja see info, andke mulle infot, siis oled ja tegelikult oled, isegi ei teadaks, kuidas olla, aga siis aega mööda tunnetad ja oled. Ja siis ma vaatasin seal mingis selles kohas oli ja siis ükshaaval need inimesed sama keelt üldse ei räägi, aga kui sa üldse samas ruumis kuskil ringid, et hakatakse sõbralikumalt või kuidas sind tunnetama, nagu õhu tunda. Aga sa oled see, et ma ei tulnud siia midagi varastama, pluss nagu hoopis austad teie kombed, kuigi ma ei tea ja oska küsida ka keelt, aga võib-olla sees on see püüdlikkus olla aus ja mitte asju, eks ju, mitte isegi pilte varastada. Vanasti oli indiaani rahvaga neid, kuidas muidugi oma põhjus, et isegi see pildi tegemine muutus, mida nad ei tahtnud, eks ju. Aga siis ka seda infot tuled siia küsima ja siis ma võib-olla on isegi ise ka ära tundnud, et kui kuskilt jaburast kohast me oleme siin kokku leppinud, ma tulen, sa küsid, ma räägin, aga et vahel mul on puhke hetkel kohvikus, inimesed on pühaseks läinud, tulevad, hakkavad trügima mingite küsimuste vahel siin proovinud vastata, ma ikkagi proovin siis üldse mitte sellest rääkida ja siis mõnikord on inimesed ikka pahaseks läinud ja aga sa ei saa, keegi tuleb lihtsalt lambist trügima ja tule, anna oma mingit, mida enda seest infot, see on tegelikult kõik ju ka meie energia ja siis ise teiste hulka ka jumala niimoodi tagasihoidlikult ja siis mingil hetkel tahetakse anda. Ja seal selle Mägi pühas metsas mingi põletusmatusel käis pärast selle surnu vanimalt pojalt oma selle tuttava kaudu, tõlgi kaudu küsida, ütleb isa nime ja kas tahaks artiklit kirjutada ja siis ta ütles nii, et see oleks au ja siis on mingi metsas seal ümberistus mingi 20 tüüpi matšetid ja siis on muidugi see oleks au, aga see enne võttis mingi pool päeva ja nagunii enne juba oli minust hästi räägitud ja maine oli, ma arvan nende, seal oli ka nii huvitav lugu, et nende nüüd see maine, see oli ette teada see minu energia ka läbi katsetatud, aga ikkagi see lõpuni ja poole peal näed, et kõik inimesed võib-olla ei suhtu, ikkagi on võõras nagu mängus ja võib seal filmida keegi teine, aga siis lõpus üli auväärne suhtumine, lõpus kutsuti enne külla, tule järgmine tule pikemalt. Aga just ei lähe varastama, vastuseid ka mitte. Oled jumala pohhugi teada ei saa, aga siis vahepeal jälle saad just midagi. Eelviimase teemana tuua, hakkab lõpupoole jõudma, et mõtlesin siin vahepeal nende surm ütleme siis isikustatud surm. Et ma mõtlesin, siis mõtlesin kohe, et eestlastel on see, et need koputuse asjad, et ja kõikidel on nagu erinevad kultuuridel on siis sellised erinevaid, sealt Egiptus kohe tuleb meelde ja erinevad, siin minu enda kanal ma tegelen valdavalt siis nende 10 arhetüübiga, mis on siis need 10 planeeti ja seal siis Saturn on see, keda väga seostatakse siis sellise
surma alguste ja lõppudega. Ja siinkohal on hea siis teha reklaamipaus. Sellel kanalil siis on ka siis üks sponsor, kelleks olen ma ise, kellele ma siis reklaami siin teen. Olen siin eelmise aasta lõpust professionaalselt siis viin läbi astroloogilisi konsultatsioone. Sellises traditsioonilises konsultatsioonis vaatame inimese sünnikaarti 1,5 tunni jooksul. See maksab 75 eurot. Teen siis inimesele sellise täieliku sünnikaardi ja praeguste planeetide transiitide analüüsi ja mis see siis sünnikaart inimesel teeb. Öeldakse, inimesed planeetide liikumise ja maapealsete sündmuste vahel täheldatud kooskõlade seas peetakse kõige olulisemaks sünnikaarti, isiklikke transiite, ehk siis sünnikaardil sellel, kus planeedid olid isiku sünnihetkel, on tähenduslik mõju tema edasisele elukäigule. Soovitan tulla siis konsultatsioonile. Mitmed inimesed on käinud, väga head tagasisidet saanud. Ma olen enda sünnikaarti väga palju uurinud. Ma ise olin väga suur astroloogia skeptik, kuid kui sa hakkad seda tõsiselt võtma, nagu võtsid ka sellised kuulsad nimed nagu Carl Gustav Jung, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Copernicus, Richard Turner, Stanislav Grof, et siin ajaloos on palju selliseid säravaid, kõrgharitud doktorikraadiga teaduse ajalugu kujundanud inimesi, kes siis võtsid astroloogilist vaatepunkti tõsiselt, kasutasid seda oma töös. Miks mitte anda sellele võimalus ja vaadata, milline on sinu enda suhe sellega, mis seal üleval toimub. Et loodusrahvad on alati sedapidi elule lähenenud ja sellisel keerulisel äraval ajal on minu arust väga tervendav luua suhet siis sellega, mis seal üleval on. Aga minnes tagasi ja seal siis tuleb see Rooma Saturnaalia ja siis Kroonos kreeklastel, et aeg, kellel on see surm on sinna sisse joonistatud, et kes sul meelde tuleb mõni lugu, sellise surm kui tegelane? See Sisyphose müüt see on äge, et see on seotud, seal oli see Thanatos, mul on ise ühesõnaga oli seal Thanatos, whatever, aga igatahes Sisyphus lükkab seda Kivimäe otsa igavesti. Ja meil on sellest üks lõik tänapäeval igal pool või vahel keegi teeb ka T-särgi, et raske töö või töö, mis kunagi ei lõppe. Aga see oli ka ju, see oli karistus. Mis see kihvt lugu on, et mitte et üks surmadest meeldiks, aga seal oli ka 2 tegelast vähemalt, kes seal surnute riigis, mõnedki on seal erinevad ülesanded Hades ja keegi veel seal all ilmas. Liiga lihtsalt ja ma lihtsalt vahel vabandan oma halba mälu välja sellega, et ma ei mäleta, mis on Anne Veski perekonna nimi tihti. Aga siis Sisyphus oli kuningas, jumala kõva, Korintuse, ma ei tea, tegija. Ja siis ta sai ka nii bossiks, nagu me enne tegelikult rääkisime, läheb jutt kokku, et tahtis ka seda surematust. Aga seal maadel ja seal loos siis ta mõtles, et ta teeb surmale tünga. Tegelikult tegi 2 korda. Aga siis ükskord näiteks oli nii, et ta kuidagi seal oli meelitanud, et surm tuleb sinna tema valdustesse, ootas nurga taga, püüdis surma kinni, jäät selle taha kuskile vangikongi ja surm ei saanud enam oma tööd teha. Ja siis hakkas juhtuma see, et ilge jama, sest et kõik inimesed, kes on ka haiged ja väetid ja väsinud, kes tahaks surra ei saanud, sest surm ei saanud tööd teha. Ja siis hiljem seal nii täpselt ei mäletagi lugu, aga üldiselt päästeti see surm ühel hetkel ära ja Sisyphus sai karistuseks allilmas selle kivi eluaegse üleslükkamise selle eest, et ta proovis surmale tünga teha. Tegelikult oli üks teine kord ka, kuidas ta püüdis surma kinni. 2 korda. Jumalad läksid närvi, et ja siis tegid selle suure karistuse ja nüüd see on nagu halvem karistus kui surm, eks ju, aga lükkab eluaeg seda, et see oli tegelikult nagu sükse jõuka kuninga iha surematuse järgi, äkki see on ka hea vana õpetlik lugu. Et Kreekast. Ja eks neid ole, mõtlen ka, kes see veel kihvtid kehastused on. Pärimuskultuurides on igast nagu veidraid, lahedaid lugusid, ei tule peast, aga mina panen sinna sellesse Kreekasse oma lemmiku ja tegelikult siis võtan ise mõnes mõttes seda nii, et see personifitseeritud surm on 5 võimalus jälle sellest rääkida, aga koputused, need on justkui ikkagi nii päris, eks ju, et see kõik ma kuulen need surmaalajaste kogemuste lugude kogumine ja siis inimesed tihti räägivad
kas ma tohin sellest veel rääkida, et peale seda on niisugune asi, et ma nagu viisil või teisel näen, kuidas keegi lähedane sureb, ei pea isegi väga lähedane olema, igast väga palju huvitavaid ja kui neid on nii palju, sadu ja sadu kuulnud, ma ei märkinud neid üles, ma nagu ei jõua seda koguda, aga see on küll nüüd ühel tuttaval naisterahval, kes väga asjalik, suri täiesti tubli ja täiskasvanud ja suri vend ära, sest pärast öösel oli, mõtlesin, mis värk see on, et keegi 3 korda koputas eramaja, aga see teine osa, et kas keegi käis seal teise ukse taga või ikka hommikul tuli, et vend surnud ja ta isegi ei teadnud, et venna oli vähkaldel. Ja nii palju neid. Ja mõned lähedased tuttavad ja üks inimene rääkis huvitavalt, kuidas ta hakkas isegi nagu võõraste inimeste, et ta ei saanud aru, miks, et ta on kuskil kellegi nagu suremisel lähedal. Ja siis, kui ma ise olen, mul on näiteks viimasel ajal ka vähem, aga ütleme, et aasta jooksul 2 sellist, kes on nagu sõbrad olnud, inimest ära surnud ja näiteks mõlema eel olen mitte veel niipidi teadvustades, aga nüüd on, et tead ikkagi päris head sümboolselt paigas unenägu näinud, aga seal ei ole mul meeles, et kes see sõber on, aga tulevad need tegelased, kes on juba teada, et on surnud vastu ja siis koos, et siis see läheb ja siis mõlemal juhul on siis tulnudki mingi 6 aja jooksul, et siis keegi on surnud, et ma ei tea, kas seal peab seal ei pea see just ei pea olema seotud selle persooniga, isegi see, kes koputab ja peab olema persoon, aga mingisugune, eks ju, side tuleb. Ja varem ma ei tahtnud ka isegi mingit seda seisukohta võtta ja püüelda mõistusliku ja teadusliku jutu poole, aga nüüd, kui ma nii palju nüüd kuulnud, nii palju, igatsevad inimestel, siis nagu see sihuke side olemas ja on. Aga kas isegi natuke neid lugusid, kes arvab, et nagu on see persoon selja taga käinud. Ja see on väga huvitav, et ta on nagu vaata inimkultuuris oli olemas, nägin vahel mingi Eesti 30ndate mingisuguse ajakirja köiteid, kus paljud inimesed siis jagasid, vaata, et huvitav, et kas müstiline teema oli, kas inimesed kirjutasid, mõtlesid välja ka, et nägid rohkem mingit nagu see must kogu persoon, kõik see vikatiga. Ja enam nagu selliseid lugusid pole, et kui paljud nähtused on nagu õhus vahepeal ja siis me kipume just niiviisi neid asju nägema, tõlgendama jällegi mingi viis, mille abil, mingi kuvand, mille järgi saab sellest asjast rääkida. Aga et jah, mingi sihuke seosvärk on või seda ja surma lähedastest jällegi, nüüd keegi on neid ikkagi nagu uurimustes ka välja toonud, et ja haiglates nähakse ja ööd räägivad, et paljud hakkavad vanainimene, kus selle ääre peal on, hakkab enne siin toas nägema neid teisi tegelasi, kes on juba surnud, eks. Kelleltki kuulsin hiljuti seda lugu, siis inimesed hakkavad vastu rääkima, ei vanaema, siin ei ole kedagi, hulluks minna. Aga et siis nad ei viitsi, tihti tundub, et enam nendele maistrile lähedastele ka seletama väga hakata, aga temale endale saab selgeks, et sinna mineks, seal ei olegi mingit värav pool lahti, midagi sellist, seda ikka kostub ka need, kes on nendelt ka palju, kes on seal ametialaselt seal lähedal, eks. Ja siis mõnel ka üksiku lähedase puhul. Ja see ei pea olema dramaatiline ja nendes vanades 30ndate ja seal oli tihti nagu natuke mingi õuduslugu, aga tegelikult ei ole midagi õudset või see on kõige normaalsem asi. Ja. Ma siin paar aastat tagasi tegin ühte veeprojekti eestikeelset, ingliskeelset ja 9 saadet veest eestikeeles, siis ingliskeeles, seal teadlastega, loodusrahvaste esindajatega ja seal iga saate lõpus küsisin nende käest, et kui vesi saaks midagi öelda, siis mida ta ütleks. Ja eelmine nädal käisin Tartus observatooriumis ja seal tegemise käigus tuli uuesti see küsimus meelde, Tõnu Viigiga rääkisin. Küsisin käest lõpus, et kui tähed saaks kõneleda, mida tähed kõneleks. Ja ma küsin sinult, et kui surm saaks midagi öelda või kui surm räägiks, mida surm räägiks meile? Ma arvan, et kõik võiks seda ka öelda, et nagu let go, usaldavad, et vesi ka saab alati hakkama, tilgub edasi, vahet ei ole, kuskil on tammud on edasi. Ma arvan, tähed ütleks seda sama, ma arvan, surm ütleks seda sama, et ei pea et see surmahirm või midagi ei pea üle mõtlema, lase minna, usalda, siis tegelikult saad rohkem seda õiget
sest kui me ei lase minna, siis me hoiame oma ülemõtlemise igast asju taga ja keerame ennast võib-olla igast tobedatesse sõlmedesse, et nagu let go ja usalda ja või surm ütleks, noh, kui ma ka tulen, ära ka muretse, usalda. Ja see on nagu asjade süsteemi osa, see ära suremine, nagu ma olen siit mitmest jutust tuli välja, et see ongi nagu okei. Ja usalda. Jah, mulle tundub küll sõbralik. Jah. Ja lõppkokkuvõttes lihtsalt on. Ja ma arvan, nagu see vana Kreeka müüdis, et tal, mis sealt Sisyphusest, mulle see just väga meeldis, kui kunagi esimest korda lugesin, et tal on see kohustus, ta peab tapma. Ja kui ei tapetud kedagi, igavene jama oli külas, inimesed haigesid, hädad ja haiged, siis vana inimene juba nii ammu tahaks minna, aga nüüd, et ta on tähtis, ta peab olema. Et see oli halb, et surmvangis oli. Jah, ma ka vanavanate kokku puudun, kes juba väga kõrges eas on ja siis ka kui juba inimene juba elanud 90+ või seal üks vanavanema oli 101, et siis lõpus need inimesed kuidagi ka nii valmis juba, et ükskord jõuad sellisesse väga valmis olekusse, et nüüd lähed või mingis mõttes ootad seda või kuidagi. See setup võib jääda valesti sisse, et on neid lugusid ka kuulema vahel, kellel ka vanemad lõpus juba mitte kontaktses seisus ja mitu aastat võib olla, et eluaeg võitlejal üks naisterahvas rääkis, aga et siis ja teised ei julge, aga ta ütles, et ükskord läks lähedalt rääkis, et sa oled terve elu tubli olnud, aga et sa võid minna, et ei tea, kus maal ta oli seal mitte kontaktses olekurras, aga nagu ise ei taha või julge minna või ma pean olema elus, aga tegelikult sind enam põhimõtteliselt ei ole ja siis, kui peale seda juttu, et keegi tuli, ütles nagu hästi soojalt, et vaat sa ei pea enam võitlema, et tegelikult võid minna ja siis ta varsti läks ja see on nagu kõigile rahu. Et see võib jääda jah, kui ei ole, ütleme teemaga niimoodi tutvunud, võib jääda pingeolukorda ja kui siis läheb midagi meil ka füüsiliselt midagi healiselt katki, et kuskil vahepeal seal võib piinav olla ja üldse, kui ei ole teemaga tutvunud ja tuleb järsku surm, olgu see haigus või ma ei tea, sõda või mingi lähedal, et siis ta ongi retsilt šokeeriv, sest suur asi on ta igal juhul, väga kõige suurem asi, mis on. Et siis arusaadav, et võib igasuguseid traumasid neist mõtetest tulla, kõik on jumal okei. Aga ta on ka lihtsalt täiesti tavaline ja kõige tavalisem asi ja ainus kindel asi maailmas, ainus kõige, et siis võib rahulikult võtta ja usaldada. Aitäh sulle, Karl! Aitäh sulle!